Tere päevast, väga lugupeetud Riigikogu liikmed, lugupeetud valitsusliikmed, lugupeetud külalised. Alustame Riigikogu infotundi. Kohaloleku kontroll, palun. Infotunni alguseks registreerus 13 Riigikogu liiget. Head kolleegid, valitsusliikmed, kes täna vastavad teie küsimustel on haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kes on samuti samaaegselt ka peaministri ülesannetes, majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ja regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras. Kuna head kolleegid kokku esitati 11 küsimust, siis infotunni vorm on täpselt sama nagu tavapärane, üks küsimus, seejärel võimalus täpsustavaks küsimuseks ja seejärel üks lisaküsimus. Esimene küsimus, head kolleegid, on peaministri ülesannetes haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele. Küsib Helmen Kütt, palun. Suur tänu, austatud eesistuja, lugupeetud haridus-teadusminister Kristina Kallas peaministri ülesannetes. Minu küsimus puudutab seda peaministri ülesannet täna, mida te kannate ja täidate, ja on ka niimoodi formuleeritud, teemaks on alampalk. Eestis on täna alampalk 886 eurot kuus, millest 186 euro korral lähevad maha ka veel maksud. Sellist palka saab Eestis veidi enam kui 20 000 inimest. Algatatud on läbirääkimised siis riikliku lepitaja juures, sest ametiühingud ja tööandjad ei ole omavahel kokkuleppele jõudnud. Kahjuks on katkenud selle valitsuse aeg ka nõnda nimetatud sotsiaalne dialoog selles osas, et kohtutakse ka peaministri tasemel ametiühingutega. Tõsi, on kohtutud sotsiaalministriga, on kohtutud ka härra Keldoga, aga härra Keldo küll hea tahte leppele ei olnud valmis oma allkirja andma. Ma olen lugenud erinevate erakondade nagu parempoolsed, kes ütlevad, et alampalk tuleb üldse ära kaotada, et see ainult takistab majanduse arengut, aga nad ei ütle, milline see alampalk siis peaks üldse olema, kas 700, 500 või 300 eurot. Ja need 20 000 inimest tegelikult on Eestis väga mured. Tööandjad ei ole jõudnud riikliku lepitaja juurde, see on veninud üle kuu aja ja me kõik teame, et ükskord, kui see ka kokku lepitakse, siis see ei jõustu mitte kohe, vaid sellel läheb aega kuu-poolteist, enne kui see rakendub, tagantjärgi ei rakendu miskit. Kas valitsus on selles valguses ka, mis EVEA pöördus ja rääkis samuti, et tuleb ära kaotada alampalk, arutanud ka siis neid regionaalseid meetmeid, kuidas kergendada, et siiski alampalk säiliks, lepitaks kokku, aga kergendada erinevates regioonides olevate tööandjate tööd ja ka nende inimeste toimetulekut. Aitäh! Ja nüüd ongi sõnajärg peaministri ülesannetes haridus- ja teadusminister Kristina Kallasel, palun. Aitäh selle küsimuse eest. Mõistan teie muret alampalga osas ja eelkõige nende 20 000 inimese osas, kes Eestis seda alampalka saavad. Ja mure on ilmselt tingitud sellest, et meil on ikkagi väga kõrge inflatsiooniperiood olnud ja tõepoolest ei pea olema väga piisab lihtsast emotsionaalsest intelligentsusest, et aru saada, et osadel inimestel on raske, majanduslikult raske täna selle olukorraga toime tulla. Nüüd Eestis on siiski selline süsteem, kus alampalka ei määra keskvalitsus, vaid see on sotsiaalpartnerite kokkuleppe küsimus. See süsteem on meid, ma arvan, väga hästi teeninud ja ei ole täna ka põhjust seda süsteemi muutma minna, ehk siis keskvalitsuse sekkumine nendesse läbirääkimistesse, ma arvan, ei ole õige. Ja seda ei peaks mitte kuidagi tagant utsitama, et vastutus alampalga maksmise eest ei saa mitte mingil juhul keskvalitsusele minna, sest lõpuks on see ikkagi tööandjate võime ja meie majanduse suutlikkus palka maksta. Et keskvalitsuse sekkumine lõpuks viib selleni, et meie majandussektori ettevõtjate võime investeerida ka inimestesse läheb palju halvemaks, kui keskvalitsus seda ette reguleerima hakkab. Nii et ma jääksin ikkagi selle juurde ja valitsus jääb selle juurde, et keskvalitsus sellesse ei sekku, sellesse protsessi.
Aga need inimesed, need 20 000 inimest, ega seal on vaja ilmselt natuke ka sisse vaadata, sest tõenäoliselt on ka need ettevõtjad, kes endale alampalka maksavad, et mis see statistika seal reaalselt näitab nende inimestega, kellega alampalk ongi ainuke sissetulekuallikas. Ja see toetus kõrge inflatsiooniga hakkama saamisel peaks keskenduma siiski teistele toetusmeetmetele, olgu see siis lastetoetused või muud eluga hakkama saamise toetused selleks, et need inimesed tõesti hakkama saaksid. Ma tooksin võib-olla lihtsalt ka võrdluseks, et siin on meediast läbi jooksnud see, kuidas Eesti on alampalga osas ikkagi kuidagi nagu häbiposti jäänud, et kuidas öeldakse, et on olemas suured valed, väiksed valed ja siis on statistika. Et ühelt poolt nii-öelda makse maha arvutamata riikide võrdluse toomine on kindlasti segadusse tekitav, sellepärast et paljud riigid, tööandjad või töötajad maksavad ise oma sotsiaalmaksu. Aga kui ma toon lihtsalt selle võrdluse, et Eestis saab alampalka umbes 3–4% töötavatest inimestest, siis Lätis saab alampalka 15% töötavatest inimestest. Leedus saab alampalka 10% töötavatest inimestest. Et kui me räägime sellest alampalga murest, siis on see igati arusaadav, aga see ei ole see, et Eestis on väga suur hulk neid inimesi, kes alampalka saavad. Sellele vaatamata ma siiski pean õigeks seda, et me nende 20 000 inimese puhul seda tähelepanu sinna pöörame, et nende toimetulek on meie murekoht. Aitäh! Helmen Kütt, täpsustav küsimus, palun. Ja suur aitäh tegelikult vastuse eest. Ma tänan, ma kindlasti ei arvanudki, et valitsus peab sekkuma, aga senised valitsused siiski on olnud alati selles osas, on kohtunud, ega sekkumine ei ole kohtumine. Tänane peaminister ei ole leidnud ühtegi võimalust, ametiühingud on pöördunud korduvalt, et kohtuda ametiühingute esitajaga, rääkida olukorda. Ja kahtlemata inimene ei peaks elama toetustest, ta peaks saama hakkama oma palgaga. Ja täna vaadates seda inflatsiooniseisu ja seda toiduainete elukalliduse tõusu üldse, nendele inimestel on väga solvav kuulata seda, kui räägitakse, kuidas inimestele jääb peale maksuküüru kaotamist rohkem raha kätte. Nendele inimestele ei jää nüüd peale maksuküüru kaotamist mitte midagi rohkemat kätte, väga väike summa, see on isegi alla 10 euro kuus. Et see nüüd küll see ei ole, millega nagu esineda, samas Riigikogu liikmetele jääb kätte iga kuu rohkem 150 eurot, eks ole, et neid inimesi solvab see ja tegelikult kulmineerub see nendel tuleviku väikestesse pensionitesse, sotsiaalhoolekande kuludesse kõigisse, et me ei peaks nagu üles ehitama sellist riiki, kus toetused lahendavad siis alampalga probleemi, et senised valitsused on pidanud oluliseks sotsiaalset dialoogi. Kahtlemata tänane valitsus on asunud väga selgelt tööandjate poolele, vähendada bürokraatiat, aga selle bürokraatia vähendamisega eile oli väga huvitavalt sotsiaalkomisjonis kuulda, kus omavalitsuste liidu esindajad öeldisid, bürokraatia vähendamisega riigi tasandil, riigiasutustes, ministeeriumites on jõutud olukorrani, kus kohalikel omavalitsustel see bürokraatia suureneb. Et võib-olla võiks siiski ka ametiühingute, tööandjate esindajatega ühise laua taga arutada, sest ka hea tahte leping, mis sõlmiti tõesti mitte midagi kohustav, hea tahte leping, sellele allkirja ei tulnud ministri poolt. Et kas see teie poolt pakutud lahendus, minu küsimus tegelikult keskendus sellele, et kas te olete mõelnud siis regionaalsetele soodustustele, sellistele, mida siis selles piirkonnas, kus ei ole võimalik maksta seda suuremat palka kui tänane alampalk ja veel kokku ei ole lepitud, kas midagi muud siis kergendaks nende ettevõtjate olukorda? Aitäh! Kristina Kallas, palun. Ma nüüd täpselt ei tea, kas see küsimus oli, aga lihtsalt reflekteerides neid teie seisukohti selle koha pealt, mis puudutab ikkagi valitsuse rolli alampalga kokkulepete läbirääkimistes, et ma jään ka valitsuse poolt sellele seisukohale, et hea tahte kokkuleppele võib ka lõpuks alla kirjutada, aga see on tööandjate ja töövõtjate sotsiaalpartnerluse väga oluline etapp selleks, et nad omavahel saaksid sellele kokkuleppele ja see ei ole ainult küsimus alampalga saajate, vaid see on ka tööandjate võimekuses tegelikult seda palka neile maksta. Muidugi on väga kahju, et meil on Eestis tööandjaid, kes ei suuda maksta inimestele rohkem kui 886 eurot kuus. Et see on olukord, mis ma arvan, et väga suur osa tööandjaid tõenäoliselt ei pea seda ka väärikaks, et nad ei suuda maksta rohkem ja nad töötavad kindlasti selle nimel, et see palk oleks kõrgem. Aga valitsuse toomine sinna laua taha justkui kellekski, kes hakkab kedagi sundima ja survestama neid läbirääkimisi pidama, ma arvan, see ei ole õige samm, sellepärast et see toob majandusele kaasa arvatud nendele alampalga saajatele endile palju rohkem kahju kui see kokkuleppe sünnib sotsiaalpartnerluse raames. Nii et ma
Kas me jõuame kunagi Eestis selleni, et meil ei ole mitte 3–4% alampalga saajaid, vaid meil on väga väike hulk inimesi, kes on alampalga saajad? Ma väga loodan, et jõuan, aga 3–4% on juba päris väärikas number selle koha pealt, et me oleme tulnud 15% pealt 3–4% peale nende inimeste puhul, kes alampalka saavad, ja loodetavasti ka meie ettevõtjate toetades ettevõtjaid ja nende võimekust kõrgema lisandväärtusega tooteid toota ja paremat konkurentsivõimelisemat ettevõtet arendada, sellega kasvab tegelikult ka nende võimekus inimestele palka maksta. Aitäh. Aitäh. Ja lisaküsimus, Andre Hanimägi, palun. Hea juhataja, hea minister. Eestis on alampalga ostujõud ikkagi Euroopa Liidu üks madalamaid. Vaatamata sellele, et meil on tõesti väike protsent, aga see statistika on, ma usun, tõene, et Eesti alampalga ostujõud Euroopa Liidu üks madalamaid on. Varanduslik ebavõrdsus on meil suur. Valitsuse maksureform süvendab aga seda veelgi. Ja ka see on fakt. Ja samal ajal seisavad siis inimesed silmitsi kõrgete elektri- ja küttearvetega, kallite toiduhindadega ning üldise elukalliduse kasvuga. Aga need ei ole ainult lihtsalt majanduslikud näitajad, et see probleem on ju selles, et see ka polariseerib ühiskonda ja loob pinnase, kus populistlikud jõud saavad lubada sisuliselt ükskõik mida, sest inimesed on lihtsalt tänasest olukorrast ja valitsusest kurnatud. Ja ma küsin seda sellepärast, et küsimus ei ole ju ainult rahastana, vaid tegelikult ka usalduse kadumises. Nii valitsusse, aga ma arvan kardetavasti ka sellisesse üldisesse demokraatlike institutsioonidesse. Nüüd, meil on kindlasti väga keerulised olukorrad siin majanduslikult ja maailmas üldiselt, aga inimesed kogevad konkreetseid tagajärgi. Arved, hinnad, ostujõu langus. Ja minu küsimus on see, et miks on valitsus täna valinud tegelikult selle tee, et seda ebavõrdsust veelgi suurendada? Ja millist poliitilist vastutust te näete selles? Ja veel konkreetsem küsimus on see, et milliseid konkreetseid leevendusi või otsuseid on valitsus tegemas selleks, et madalama palgaga inimesi aidata, olgu see täna siis kütte- või elektriarvetega, aga ka tegelikult laiemalt. Millised on need konkreetsed teod? Aitäh. Aitäh selle küsimuse eest. Nüüd väita seda, et valitsus on teinud samme ainult selles suunas, et varanduslikku ebavõrdsust Eestis suurendada, ma arvan, et see ei ole õige. Meil on väga tugevasti kasvanud viimase 5 aasta jooksul Eestis väga paljud toetused, toimetulekutoetus, lastetoetused, kohalikud omavalitsused tõstavad toetusi. Meil on pensionifondid laiali tassitud, mis sellele inflatsioonile veel hoogu juurde andsid, sellepärast et see raha läks tegelikult ka inflatsiooni tõstmise peale. Valitsuse mure antud juhul on meie majanduse konkurentsivõime. Kui meie majandus ei ole konkurentsivõimeline, kui meie ettevõtjad ei suuda toota, ei suuda müüa oma kaupa, ei suuda müüa oma teenuseid, ei suuda eksportida, siis ei ole võimalik ükskõik milliste toetustega Eesti inimeste heaolu tõsta. Sest see toetuste loomine ei suurenda majanduse konkurentsivõimet. Toetuste loomine saab olla ajutine nendel perioodidel, kui päriselt on käes selline kriis, kus inimesed ei saa hakkama. Ja neid toetusi on tõstetud koos inflatsioonisammudega. Aga see, et ettevõtjad ei saa hakkama, on majanduskriisis palju keerulisem probleem, palju suurem probleem ka nende enda inimeste jaoks, kes seda alampalka saavad. Sest lõpuks seda palka maksab neile ettevõtja. See, kes tegelikult seda teenust toodab ja seda toodet toodab. Nii et investeerimine sellesse valitsuse poolt, et tootjate ja teenuse osutajate ettevõtjate võimekus, konkurentsivõime kasvaks, et nad suudaksid kõrgema lisandväärtusega äri pidada ja sealt inimestele kõrgemat palka maksta, see on olnud selle valitsuse puhul prioriteet. Jah, see on aeglasem tee kui kiirete toetuste kättejagamine, aga kiirete toetuste kättejagamise tulemus pikas plaanis on see, et me kõik jääme tegelikult vaesemaks. Suur tänu. Koos sellega, head kolleegid, lõpetan esimese küsimuse käsitlemise ja siiralt tunnustan kolleeg Helmen Kütti küsimuse väga täpse ja konkreetse sõnastuse eest, siis on ka vastus täpsem. Aga nüüd, head kolleegid, oleme jõudnud teise küsimuse juurde, ka see on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele, kes on peaministri ülesannetes täna ja selle küsimuse esitab hea kolleeg Helir-Valdor Seeder. Palun. Aitäh, auväärt minister. Nüüd ilmselt te peate oma sõnu sööma hakkama, kui te minule vastama hakkate kõrgend lisandväärtusest ja Eesti majanduse konkurentsivõime tõstmisest. Ma olen seda varem ka siin küsinud peaministrit ja teistelt ministritelt ja ma ei ole saanud aru, milline on valitsuse poliitika või õigemini ma saan aru, et see poliitika on väga rumal.
Ehk Eesti Nokia valitsuse arvates on ilmselt prügi, mida me Euroopast Eestisse põletamiseks toome, vangid, mida me Euroopast siia tassime, ja netikasiinomajandus, mida me siis arendame. Ja minu küsimus on massilise odava tööjõu sisseveo soodustamisest, mida praegune valitsus teeb. 2 välismaalaste seaduse muutmist on praegu menetluses. Juhin tähelepanu, et mitmel eelneval aastal ei ole kehtivat kvooti täitunud, ehk nii palju ei ole tööjõudu vaja olnud siia tuua kvoodi all, kui tegelikult meil on see kehtestatud. Ja selles olukorras läheb valitsus praegu nende seadustega olemasolevat kvooti lausa 3-kordistama, lastes alla ka lävendi ehk lastes siis palgataseme alla kuni 80% keskmisest, mis on laias laastus 1600 eurot. Tuletan meelde, õpetajate miinimumpalk tõuseb 1970-le ja teie räägite siin kõrgest lisandväärtustest loovatest oskusspetsialistidest ja juhtidest, mida me siis sellise odava palgaga siia massiliselt sisse toome. Olukorras, kus kvoot ei ole täitunud. Lisaks sellele 6 kuud võimaldame me neil olla töötuna siin jätkuvalt. Nad tulevad siia tööle ja me nüüd seadustame tulevikus, et 6 kuud võivad olla töötuna ja neil ei pea olema isegi elamisluba, vaid pikaajalise viisa alusel võimaldame neil ka tulevikus juurdepääsu kõigile sotsiaaltoetustele, mida praegu ei ole. Nii et see on kompleksselt läbi mõeldud, kuidas tuua odavat tööjõudu ja kui nad siia ka jäävad töötuna, siis jäävad koormama meie sotsiaalsüsteemi. See on tegelik poliitika, mis on siia nendesse seadustesse sisse kirjutatud. Karjuvas vastuolus teie eelmise jutuga kõrgend lisandväärtusest ja Eesti majanduse konkurentsivõime tõstmisest. Mida teie haridusministrina kommentaariks ütlete selle tegeliku poliitika kohta, mida valitsus ellu viib? Aitäh! Palun, Kristina Kallas! Aitäh! No nüüd on õpilastele, kes rõdul on, demagoogia meisterklassi näide. Massiline sisseränne. Massiline. See massiline peaks tähendama, ma ei tea, lugupeetud rahvasaadik, kui palju, 100 000, miljon inimest, et mis see massiline sisseränne on? Kas 1000 töötajat aastas sisse tuua nendesse valdkondadesse, kus majanduskasvu jaoks on oskustöölisi vaja? Kas me nimetame seda massiliseks sisserändeks? Ei ole vaja inimesi hirmutada. Ei ole vaja inimesi hirmutada sellega, et 1000 inimest, kes tulevad laevaehitusse, kes tulevad keevitusse, kes tulevad masinaehitusse, on massiline sisseränne. Ei ole vaja selliseid sõnu kasutada. See on inimeste hirmutamine, inimeste ärevaks tegemine ja tegelikult on see vale. See on reaalselt lihtsalt vale. Nüüd, mis tegelikult valitsus on ette pannud? Valitsus on ette pannud olukorras, kus majandus kasvab. Kvoodi laiendamine toimub ainult sel juhul, kui meil on majanduskasv. Kui majandus kahaneb, siis kvoot läheb tagasi. Nii, see on üks asi esiteks. Ja selle tõttu ei ole ka tänast kvooti täidetud, sest majandus ei ole meil kasvanud. Järelikult ei ole ka antud hetkel kedagi vaja juurde sisse tuua. Teiseks, kuhu tuuakse ja keda tuuakse sisse? Tegemist on OSKA raportite baasil väga konkreetsete majandusvaldkondadega ja oskustöö valdkondadega, kus meil töötajaid vaja on. Tegemist ei ole odava tööjõuga. Inimene, kes Eestis saab keskmist palka, ei ole odav tööjõud. Oskustöölised Eestis saavad keskmist või natukene alla keskmise palka. Neid inimesi on meil vaja. Ükskõik millist tootmis- või teenuse ettevõtet me tahame Eestis avada ja kasvatada, see vajab inimesi. Oskustega inimesi, kes seda tööd teevad. Meie majandus ei hakka kasvama, kui me ei suuda leida inimesi, kes neid oskuseid sinna rakendavad. Toome näite, meil on vesinikutehase potentsiaalne ehitamine Pärnusse. Meil ei ole tegelikult neid oskustöölisi, kes selles keemia valdkonnas oleksid nende oskustega, et tegelikult seda tehast püsti panna. See, et me toome need inimesed siia 5 aastaks, 3 aastaks, 8 aastaks, 9 aastaks, et nad aitaksid meil tegelikult selle ettevõtte püsti panna, selle majanduse kasvama panna, nimetada seda massiliseks odava tööjõu sisserändeks on lihtsalt inimeste hirmutamine. Ärge hirmutage inimesi. Meil on Eesti majanduse kasvamiseks inimesi vaja. Neid inimesi, kes panustavad meie majandusse, maksavad siin makse ja tõstavad meie SKP-d selleks, et meil oleks võimalik õpetajatele palka maksta, kooliharidust lastele anda, pensioneid maksta, sotsiaaltoetusi maksta, lastetoetusi maksta, kõike seda riigina üleval pidada, selleks on vaja majanduskasvu. Aitäh! Ja nüüd on taas Helir-Valdor Seedri kord. Täpsustav küsimus, palun. Aitäh! Kahju, et ei ole kursis sellega, mida valitsus teeb ja millised eelnõud valitsus siia saadab. Lugupeetud minister, te eksite väga rängalt. Lugege läbi need seadused, mida te siia saadate. Kvoot tõstetakse 2-kordseks ja see ei lähe tagasi ka majanduslanguse alusel. Ja,
kuulake, ärge seal naabriga vestelge. Kvoot tõuseb 2-kordseks ja tagasi ei lange ja 3-kordseks tõuseb siis, kui majanduskasv on enam kui 2% ja 3 korralt 2-kordseks langeb tagasi. Aga praegune kvoot suurendatakse 2-kordseks püsivalt ja jäävalt. Ja see on tuhandeid. Aga miks me räägime massilisest sisserände võimalusest? Siis kuulake jällegi ja vaadake, mina võtsin välja Siseministeeriumi kaudu viimase 5 aasta andmed. Kui palju üldse kvoodi kaudu, mis ei täitunud, te räägite tohutust nõudlusest, tehastest ja millest iganes, aga millegipärast ettevõtjad viimasel aastatel ei ole isegi seda kvooti täis toonud. Miks te lähete seda suurendama? Ja teate, kvooti osakaal sissetoodavast tööjõust on olnud eelnevatel aastatel 2021 14%, 22 14%, 23 16%, 24 19% ja 25 13%. Ehk ligikaudu 85% iga aasta tuleb täiesti kvoodi väliselt. Lisaks on meil miljardilise tööjõuturuga piirkonnad täiesti piirangutega vaba, Euroopa Liit, Ameerika, Jaapan. Selles olukorras läheme me nii-öelda kolmandate riikide tööjõu sisse toomise eesmärgil alandama ka keskmist palka, ärge räägige keskmisest, Tallinnas 1600 eurot, oskustööline. Kuulge, te ei tea tööjõuturust ka ilmselt midagi, mis on tegelik tööjõuturu olukord. Nii et kahju, et ei ole kursis nende asjadega. Mul oli küsimus tegelikult vangide kohta, ma jõuan selle lühidalt veel esitada, et olukorras, kus politseile ei jätku meil piisavalt inimesi, ettevalmistatud inimesi, et tagada meie sisejulgeolekut, päästeteenistusele ei jagu, kaitseväes ei ole noormehi, me koolitame ja hoiame kinni neid nii-öelda vanglate valvamiseks, et mis on teie kommentaar selle poliitika kohta? Aitäh! Aitäh! Nii, tuleme tagasi ikkagi selle kvoodi teema juurde. Härra Helir-Valdor Seeder, te võiksite ka neid seadusi lugeda, mis teile Riigikogusse antakse. Me ei muuda kvooti. Eesti kvoot on 0,1% rahvastikust. See kvoot on ja jääb. See, mida valitsus on teile seaduseelnõu ette pannud, on see, et me teeme oskustöölistele väga kitsastes kategooriates, näiteks masinaehituses, näiteks puidutöötlemises, näiteks keevitamises, näiteks keemiatööstuses, nendes valdkondades, kus meil endal tegelikult inimesi tööturult võtta ei ole, me teeme nendele inimestele kvoodi erandi nendel hetkedel, kui see vajadus tegelikult nende oskustööliste järele on. Mitte keegi ei too siia keevitajat, kui tal seda vaja ei ole. Miks peaks keegi tooma Eestisse keevitaja, kui ta seda keevitajale tööd pakkuda ei ole? Nii. Selleks, et sellele keevitajale tööd pakkuda, samal ajal teeb ettevõtte investeeringu. Oletame, et ta investeerib 7 miljonit. Meil on näide ettevõttesse, kes investeeris 7 miljonit, tõi 10 oskustöölist mujalt, tõi Ukrainast endale oskustöölised, aga samal ajal palkas lisaks ka 20 Eestist inimest. Ehk siis oskustööliste toomine on majanduskasvu meede, millest võidavad kõik Eesti inimesed, sest investeeringud ettevõtlusesse, ettevõtluse kasv on see, mis loob töökohti ka Eesti inimestele. Ei ole vaja hirmutada inimesi massilise, odava tööjõu sisserändega. See on lihtsalt puhas hirmutamine. Mis vanglavalvuritesse puutub, see on ka töö. See on inimeste sissetulek, see on meie taristu kasutamine väga mõistlikul eesmärgil. Selleks, et inimesed saaksid tööd, selleks, et inimestel oleks sissetulek, mida nad ei istuks töötuna arvel ja ei ootaks järgmist potentsiaalset lootust äkki kuskilt tööd saab. Aitäh! Ja Helir-Valdor Seeder kasutab võimalust ka lisaküsimuseks. Palun! Aitäh! Ma pean ikkagi möönma, et te ei ole üldse kursis, mis seadusandluses toimub kahetsusväärselt. Aga enne, mis puudutab vange, siis mina küll olen seisukohal, et meil on mõistlik seda ülimalt piiratud ressurssi, keda me rakendame vangivalvuritena, kasutada politseis, päästeteenistuses ja kaitseväest, kus on karjuv puudus kõikides nendes koosseisudest. Ja ma ei alahindaks neid inimesi, kes vangivalvuritena töötab, et nende ainus alternatiiv teie hinnangul on olla töötu. Ma arvan, nad on võimelised meile panustama ühiskonna julgeolekusse palju. Aga nüüd see, mis te ütlesite, et luuakse nii-öelda lisavõimalus väga spetsiifilises kitsas valdkonnas siis oskustööliste toomiseks. No ma loen teile ette seaduse tabeli, kahjuks 2 minutist jääb puudu sellest väga väikesest spetsiifilisest nišist. Ma hakkan pihta. Masinate ja seadmete tootmine, arvutite, elektroonika,
optikaseadmete tootmine, elektriseadmete tootmine, mootorsõidukite haagiste, poolhaagiste tootmine, muude transpordivahendite tootmine, koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine, kemikaalide ja keemiatoodete tootmine, põhifarmaatsiatoodete ja ravimipreparaatide tootmine, paberi ja paberitoodete tootmine, puidu ja puidutöötlemise ja puidutoodete tootmine, elektrienergia, gaasi, auru, konditsioneeritud õhuga varustamine, kanalisatsioon, jäätme kogumine, töötles ja kõrvaldus, saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, vee kogumine, töötlus ja varustus, maismaaveondus ja transport, veetransport, õhutransport, laondus, veondus, abistavad tegevused, muude mittemetallsete mineraalide toodete tootmine, ehitusmaterjalide tootmine ja nii edasi. Vaat see on see väike kitsas spetsiifiline väljavõte seaduseelnõu seletuskirjast, mida te rääkisite. Kui lai ja loominguline on tegelikult see haare, kuhu võib sisse tuua. Nii et tehke endal palun seadused selgeks, kvoot 3-kordistatakse lisaks sellele vabale kvoodile ja no siit võib praktiliselt kõikidesse valdkondadesse tuua töötajaid. Aitäh! Aitäh! Väga tore, et te selle nimekirja ette lugesite. Sellepärast, et kõik siin saalis said kuulda, kuhu tegelikult Eestis oskustööjõudu vaja on. See kõik oli seotud tootmisega. Tootmine. Ja need ei ole odav tööjõud, mitte kvalifitseeritud tööjõud. Tegemist on inimestega selleks, et need masinapingi operaatorid teil seal töötaksid, selleks, et seal puidutöötlemise, keemilise töötlemise või mehaanilise töötlemise tootmises inimesed töötaksid, selleks on vaja neid oskustöölisi. Selleks, et see ettevõte investeerida saaks, kasvada saaks ja ka Eesti inimestele töökohti pakkuda saaks, on temal vaja need oskusspetsialiste, kes tegelikult selle masinapingi neile sinna kokku panevad ja selle tööle panevad. See oli väga ilus nimekiri, sest täpselt selles valdkonnas meil majanduskasvu vaja ongi. Ja sellepärast me tegelikult seda oskustööliste kvoodi erandit teeme. Te ei lugenud sealt mitte ühtegi töökohta ette, mis oleks odav, mitte kvalifitseeritud töötajate töökohad. Aitäh! Väga tänan. See debatt oli väga kirglik ja jõuline nii küsija kui vastaja poole pealt, nii et mul oli hea meel näha, et meie noored seal rõdul igati nautisid seda ja ma arvan, et üks selline debatt peabki olema sinna juurde, et see on veel vastastikku lugupidav, mis on hästi oluline. Aga nüüd, head kolleegid, peame selle küsimuse käsitlemise lõpetama ja oleme jõudnud siis 3. küsimuse juurde. Ka see on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes ja küsimuse esitab hea kolleeg Lauri Laats. Palun. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea minister. No, te ütlesite, et loote läbi vangla valvurite uued töökohad. Aga samas oleme ausad, nii nagu te ütlesite, me vajaksime hoopis teisi nii-öelda profiile ja töökohti ja vangla valvur ei loo väga suurt lisandväärtust meie majandussüsteemi. Ja mis puudutab seda tööjõu sissetoomist, nii nagu ka hea kolleeg Helir juba ka välja tõi, siis tegelikult need kvoodid ei täitu. Mis tähendab seda, et see tööjõud siia ei tule väga lihtsalt põhjusel. Me ei ole loonud endale sellist majanduskeskkonda, ei ole suutnud seda praegune valitsus teha, ehk siis tegelikult huvi on väike. Ja üks probleem selle asja juures, miks meil majandusel hästi ei lähe, on energiahinnad. Ja vot see energiapoliitika on küll selline koht, kus teeb muret, ma arvan, väga paljudele, eriti praeguse ajal, kui on meil väljas külm ja veebruarikuu tõenäoliselt ei halasta ja need arved lähevad veelgi suuremaks. Ma tahan väga lihtsa küsimuse küsida. Mis peab tegema inimene, kes mulle kirjutas just hiljuti 3 päeva tagasi kirja, kui ta sai arve, ta on üksikema, ta netosissetulek on 1200 eurot, ja tema elektriarve on 1103 eurot. Mis see inimene peab tegema, kuidas ta saab oma eluga hakkama? Kas tema lahendus on siis minna võtta kiirlaen, et saaks last toita? Või ta peab ootama kevadet, nii nagu meil minister Andres Sutt ütles, saabub kevad, hakkab paistma päike, tuul puhuma, küll see elekter ka odavaks läheb. Konkreetset lahendusi, mida see inimene peab tegema ja kuidas ta peab suhtuma praegusesse valitsusse. Aitäh! Ja palun, Kristina Kallas. Aitäh küsimuse eest. Kuna see on väga hüpoteetiline, siis mul on palve, et te selle ema suunaksite mulle. Las ta kirjutab mulle, ma tegelen taga isiklikult, kui tal on mure, las ta kirjutab mulle, ma tegelen taga isiklikult, sest praegu
kas see päriselt eksisteerib, ei eksisteeri, mul on väga raske seda tõendada, aga ma korra tahaksin, las ta kirjutab mulle, me tegeleme selle, päriselt, las ta kirjutab mulle, nii. Aga lugupeetud Lauri Laats, et ma arvan, et need õpilased siin rõdu peal on ikka totaalses segaduses, sellepärast et üks inimene ütleb, et tohutu massiline sisseränne tuleb, et valitsus lihtsalt hakkab tassima sisse inimesi odavat tööjõudu. Teie hurjutate valitsust täpselt selle sama asja eest ja siis samal ajal ütlete, aga keegi niikuinii siia ei tule. Niikuinii ei tule, et kvood ei ole täis, niikuinii ei tule. Otsustage ära, kas te hirmutate inimese massilise sisserändega või te väidate meile, et niikuinii keegi ei tule. Aga milles siis probleem on, kui keegi ei tule? Siis ei ole vaja muretseda selle kvoodi pärast, kui keegi niikuinii ei tule. Eks mille pärast me muretseme? Me anname ettevõtjatele võimaluse täna Eestis leida endale oskustöölisi olukorras, kus nad vajavad teha investeeringuid oma ettevõttesse selleks, et ettevõtte areneks, neil oleks võimalik tootmist arendada, teenuseid suurendada ja kui nad ei leia, siis ei ole ka kedagi siia tuua. On ju nii? Ehk siis see on võimalus ettevõtjatele selleks, et oma investeeringuid suurendada, selleks, et tegelikult meie SKT kasvaks, selleks, et me suudaksime neid inimesi toetada, keda te kirjeldasite üksikemana, juhul kui tal on tegelikult vaja arve maksmisel abi. Aga paluge sellel emal palun mulle kirjutada. Aitäh! Lauri Laats, täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh. No ma ikkagi muretsen Eesti inimeste, Eesti pärast, Eesti majanduse ja praeguse olukorra pärast. Küsimus on ju väga lihtne. Selle asemel, et luua lisandväärtust tööjõuturul, te soovitegi tuua seda odavamat tööjõudu. Te ise loote töökohti, mis ei loo lisandväärtust, täpselt nende samade vangivalvurite näol. Teine pool, te ise vastutate haridussüsteemi eest ja tegelikult juba puhtalt sealtpoolt vaadatuna te peaksite looma võimalused, kuidas kas inimesi kiiresti ümberõppesse saata, et nad tõesti täidakski neid kohti, kus on suur spetsialistide puudus, või siis läbi suuremate programmide siis initsieerida ja kiirendada kogu ka kõrghariduse pool ja ülikooli hariduse vaates, et need spetsialistid meil tekiks siia turule, mitte tuua nad sisse või mingisuguseid luua soodsamaid tingimusi, et nad hakkaks tulema siia. Aga kogu selle probleemi osa, ma ei ütle kogu, vaid üks probleem, väga suur probleem kogu selle asja juurde on see, et meie läbi selle energiapoliitika, mis põhineb puhtalt ideoloogiast lähtuvalt, me ei suuda tagada endale odavama elektri. Ja kui meil ei ole odavat elektrit, siis see mõjub otseselt väga halvasti majandusele, kaasa arvatud inimeste toimetulekule. Ja see ema kiri on tõene ja ma saan aru, et kõik emad, isad, perekonnad, kes meid praegu kuulavad, saavad otseselt teile edaspidi saata kirju, selle asemel, et pöörduda saadikute poole, kellel on võimalus pöörduda ministrite poole. Ehk siis te isiklikult hakkate kõikide nende, ma arvan, et 200 000 – 300 000 perekonnaga tegelema ja lahendama nende probleeme. Kas see on jätkusuutlik? Te teete nalja või? Aitäh! Aitäh selle, ma ei tea, mis see küsimus oli, aga valitsus ei loo töökohti. Ettevõtjad loovad töökohti. Valitsus loob võimalusi neid töökohti luua, aga töökohti loovad ettevõtjad. Nüüd, kui te räägite vanglarendist ja te keskendute väga palju vangivalvuritele, jah, ka nendel inimestel on võimalik tööle asuda, aga vanglateenindus, kes teenindab vanglat, on palju suurem majandussektor kui ainult vangivalvurid. Seal on meditsiinitöötajad, seal on toitlustustöötajad, seal on pesupesemise ettevõtted, seal on väga suur sektor ja Lõuna-Eestis, kus tegelikult neid töökohti täna väga vajatakse. Ma arvan, et inimesed soovivad, et nad neid töökohti seal omaksid, selle asemel, et nad tegelikult töötuna oleksid. Mis puudutab haridust ja inimeste harimist, meil on Eestis täna üks kõrgemaid tööhõive näitajaid, mis meil üldse ilmselt olnud on. Kõik inimesed, kes täna tööturul tahaksid töötada, on laias laastus tööhõives. Meil on hõive väga suur, meil üliõpilased töötavad, meil gümnaasiumiõpilased tegelikult käivad juba tööl, sest tööhõive on väga suur. Jah, meil oleks vaja teha täiskasvanute ümberõpet. Seda täiskasvanute ümberõpet ma ei saa öelda, et me ei teeks, aga see vajadus selleks, et ettevõtted saaksid investeerida, on suurem kui see inimressurss, mis Eestis täna tegelikult saadaval on. Meil on võimalik ka pidurdada majanduskasvu sellega, et me ei võimalda ettevõtjatel inimressurssi juurde tuua. See tähendab väiksemat majanduskasvu, see tähendab tulevikus väga väiksemat inimeste heaolu. Lihtsalt selle tõttu, et meie majandus kasvab sel juhul väiksemini. Selle valitsuse prioriteet on, et me suudaksime Eesti majandust kasvatada, konkurentsivõimet Eesti majanduses suurendada ja selleks on ettevõtjatele vaja anda seda ressurssi, millega nad saaksid investeerida nii inimeste näol, kui ka kapitali näol, kui ka nende võimaluste näol, mida me neile loome. Aitäh!
Ja lisaküsimus, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun. Jaa, aitäh, austatud minister. Tegelikult ka mulle tuli mitmeid kirju ja palvega edastada need ministritele infotunnis. Ja üks kiri, mille ma täpselt samamoodi nagu Lauri Laats sooviksin ette lugeda. Kiri on järgmine. Palun küsige, kuidas mina, pensionär, saan elada järgmise kuuni, kui minu pension on 670 eurot ja elektri eest tuleb nüüd tasuda mul 399 eurot. Kas tõesti nälgida? Ja mul on sama küsimus, mis ka Lauri Laatsile, millele te jätsite vastamata, et mis on tegelikult teie soovitus sellistele inimestele? Või te ütlete, et te pole kindel, et selline inimene eksisteerib või sellised inimesed eksisteerivad. Aga tõesti, see on vist Reformierakonnale Eesti 200 üllatuseks, et sellised inimesed on tõesti olemas. On inimesed, kellele jätkugi kuu lõpuni raha, et süüa osta. On inimesed, kes elavad suhtelises absoluutses vaesus. Absoluutses vaesus elavate inimeste arv on suurenenud. Ja palun öelge, mis on ikkagi teie soovitus pensionäridele või teistele inimestele, peredele, kes on täna sellises olukorras, kus tõesti on tulnud suured arved, suure tõenäoliselt tulevad ka järgmisel kuul suured arved ja kes ei tulegi nüüd kuu lõpuks toimetulekuga toime. Et mis on palun teie soovitus ja sõnum nendele inimestele valitsuse poolt? Aitäh! Ja aitäh selle küsimuse eest. Meil on Eestis olemas toimetulekutoetus, toimetulekupiir. Kohalikud omavalitsused on seal selleks, et nende inimeste abiga tegeleda. Veel kord, pöörduge kohaliku omavalitsuse poole, pöörduge ka valitsuse poole. See saadikute poolne palve siin infotunnis ei lahenda seda probleemi mitte kuidagi ära. On konkreetsed inimesed oma konkreetsete probleemidega ja need konkreetsed inimesed peavad jõudma sinna, kus need otsuseid saab lahendada, mitte siin infotunnis lihtsalt diskuteerida abstraktselt sellel teemal. Palun paluge nendel inimestel pöörduda kohaliku omavalitsuse poole või valitsuse vastava asutuse poole selleks, et me saaksime neid inimesi aidata. Siin infotunnis me neid inimesi aidata ei saa. Aitäh! Lõpetan 3. küsimuse käsitlemise. Lähme 4. küsimuse juurde. Enne seda kiidan kolleege ka selle eest, et kõikidele infotunnis osalevatele ministritele on küsimusi esitatud. See on väga viisakas ja väga hea toon. Ja järgmine küsimus on regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrasele. Selle esitab hea kolleeg Mart Helme. Palun. Ja aitäh. Meil on Riigikontrolli aruanne toonud välja selle, et meil kriisiolukorras on varusid elanikkonnale umbes 10% ja võib-olla heal juhul nädal, võib-olla heal juhul 2 nädalat. Need varud peavad vastu 10% elanikkonnast. Samal ajal teie poolt kureeritavas valdkonnas me näeme, et on tõsine kriis. Meil toidu tootmine, toortoidu tootmine, ma pean silmas siin kartul ja igasugused muud sisendid. Meie enesevarustusvõime on seal tagasihoidlik. Oleneb, mis asjast me räägime, aga kuskil ütleme 30–70%. Erandid on teravili ja piim, aga nende puhul on meil ka probleem selles, et meil ei ole piisavalt tootmisvõimsust, see tähendab ümbertöötlemisvõimsust. Ja kui me nüüd vaatame piima puhul kas või seda, et meie nii-öelda lipulaev E-piim on praegu väga sügavas kriisis ja mingisugused Hollandi investorid tahavad ära osta, kas nad ostavad, ei tea. Riik omalt poolt on öelnud, et riik passib, riik ei osta seda ära, riik ei tule appi. Siis mis on ikkagi konkreetselt teie poolt juhitava ministeeriumi plaan, et seda olukorda parandada, et meil oleks 3 kriitilist asja. Esiteks, oma tootmine vähemalt 100% kõikides kriitilistes valdkondades, alates juurviljadest ja lõpetades piimaga. Teiseks, et meil on varude hoidmise võimekus ja toortoidu ümbertöötlemise võimekus seesugune, et me saame koha peal teha, mitte ei peaks makarone tooma Lätist. Ja kolmandaks, missugune on plaan, et kriisiolukorras, kui suur osa elanikkonnast tuleb evakueerida, näiteks Lasnamäelt, Annelinnast, Pärnu Mairajoonist, siis on võimekus ka seda toitu ekspedeerida logistiliselt nendesse kohtadesse, kuhu inimesi evakueeritakse. Aitäh! Aitäh nende küsimuste eest. Need on
vägagi ajakohased ja adekvaatsed küsimused. Ja selle toiduvarude osas tõepoolest meil on all valitsuse otsus, see ajaraam, milleks neid varusid hoitakse, on lühike, see ei lahenda kindlasti seda probleemi. Hetkel me tegeleme ka toidujulgeoleku strateegia kokkupanemisega, et me saaksime selle valitsuse otsuse viia kooskõlla siis tegelikkusega, et ka rahastust sellele otsusele õiges määras ei ole tagatud senimaani ja seetõttu on see varude seis nagu see on. Mis muidugi ei tähenda seda, et kriisi korras peaks nälga jääma. Praegusel hetkel oleme koostöös varude keskusega siis töötanud välja kriisipoodide süsteemi, et toidujulgeolekut tagab mitte otseselt ainult konserv on see viimane abivahend, vaid see, et meil kaubandus, tootmine ja tööstus toimiksid. Et see on see, kus on meil kõige suurem potentsiaal ka seda asja tugevdada. Siin tuleb väga oluliselt mängu järgmise Euroopa Liidu rahastusperioodi vahendid, et see küsimus, et meil Eestis on väga tugev algtootmine. Nüüd see, et igas valdkonnas saaks olla 100% ise varustatust, seda on väga keeruline saavutada selle põhimõttel, et ettevõtjad toodavad seda, kus neil on võimalik ka raha teenida. Ja kõikides valdkondades maa kasutus umbes 1 miljon hektarit põllumaad, mis meil on, et seda kasutatakse nende erinevate kultuuride peale või vahendite peale, millega on võimalik siis majanduslikult toime tulla. See ei tähenda seda, et me peaks unarusse jätma, aga see tulebki oluliselt vaadata toidujulgeoleku strateegia kaudu, et millistes valdkondades meil seda abi vaja on. Et tõepoolest tootmine, mida te ka välja tõite, seda me oleme arutanud ka laiemalt, et Eestil on vaja järgi jõuda tootmisvõimsustes. Et meie algtootmine on, töötlemisvõimsustes. Et meie algtootmine on väga tugev. 30 aastat tagasi me selle suuna võtsime, Läti ja Leedu meie kõrval võtsid teistmoodi tööstuste suuna, nendel on algtootmine nõrgem ja meil on aeg nüüd kindlasti järgi võtta, et minu isiklik hinnang on, et järgmises Euroopa Liidu rahastusperioodis peaks tööstuste arendamine olema fookus just sellepärast, et meil oleks võimalik ka kriisi korral tagada toimepidevad tööstused, kes oleks siis võimelised seda vilja ümber töötlema, seda piima ümber töötlema. Samuti tuleb siis mängu kalavarud, et ka kalanduses meil on isevarustatus on kõrge, aga me peame ka hoidma Läänemerest kalavarusid sellisel tasemel, et meil kriisiolukorras oleks võimalik sealt kala püüda. Aitäh! Täpsustav küsimus. Mart Helme, palun. Jaa, aitäh. No see on tore, et ikkagi plaani peetakse vähemalt, aga küsimus on selles, et me näeme, et väga suurel määral pärsib ka niisugust elanikkonna oma ettevõtlikkust vähemalt ise varustamise plaanis, et perekond saaks ise kasvatada seal mingit seapõrsast ja võib-olla kanu pidada ja võib-olla veel midagi muud seal kodus kasvatada, eriti maal elavad inimesed. Aga seda kõike väga suurel määral pärsib bürokraatia. Bürokraatia ja väga, ma ütleks isegi jaburuseni, üksikasjadeni minevad igasugused veterinaar- ja muud piirangud. Ja kui me siin hiljaaegu lugesime sellist ja sotsiaalmeedias võis näha ka teatud klippe, kuidas tapeti märgistamata veiseid. See oli õõvastav ja see ei tööta tegelikult sellise rohujuure tasandi toidujulgeoleku kasuks mitte kuidagi. Et siin tuleks ikkagi väga tõsiselt mõelda praegu valitsuse ja ka ministeeriumi tasemel, et bürokraatiat ja piiranguid vähendada. Ma toon lihtsalt näite. Minu vanemad teise maailmasõja ajal sõitsid jalgratastega Pärnust linnast välja, käisid mööda talusid ja vahetasid seal riiete ja võib-olla ka mingite lauahõbedatükkide vastu toiduaineid, sest et linnas toiduvarustust ei olnud piisavalt. Et praegu sisuliselt sellist võimalust ei ole. Ei ole võimalik sõita, neid talusid lihtsalt ei ole. Taludes ei ole põrsaid, taludes ei ole lehmi, taludes ei ole kanu. Et mis on teie vastus sellele, kuidas piirata kõiki neid piiravaid meetmeid, et inimestel tekiks vajadus, võimalus ja isegi motivatsioon ka rohujuure tasandil anda oma panus toidujulgeoleku tagamisse? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Siin ma mõistan seda frustratsiooni tihtipeale nende reglementidega, mis on eriti loomapidamise juures. Nagu me kevadel, suvel ja ka sügise lõpul nägime, siis sigade Aafrika katk väga oluliselt lõi meie seakasvatussektorit. See
oli kriis ja selliste kriiside vältimiseks, ennetamiseks, et me saaks teha maksimumi, et selliseid asju ei juhtu, on teatavad ohutusnõuded siis loomapidamisele on olulised ja neid peab ka kontrollima. Ehk siis seda, et me saaksime võimalikult palju kaitsta neid loomi, ettevõtlust, on oluline, et jälgitakse bioohutusnõudeid ja seda kontrollitakse. Kas kõik need kontrollid on lõpuni vajalikud? Ka mina ei ole selles kindel, et me teeme ka regulaarset koostööd Põllumajandus- ja Toiduametiga, et leida neid kohti, kus on võimalik neid kontrolle kokku tõmmata, teha neid siis koostöös teiste ametitega, kellel on ka tarvis kontrolle teha. See veisejuhtum oli tõesti õõvastav, ma tunnistan seda, see olukord oli seal väga kehv. Seal oli probleem ka muidugi selles, et loomapidamisse ei olnud suhtutud vastutustundlikult. Need loomad olid väga halvas olukorras, väga halvas tervislikus olukorras, mitu looma minu teadmise kohaselt oli ka seal põllu peal ära surnud, nii et need ei olnud sealt ära eemaldatud. Ehk siis tõepoolest see oli väga kehv vaatepilt ja seda ma tunnistan. Kui on võimalik tagada bioohutusnõuded, et neid loomi saab pidada turvaliste nõuete kohaselt, et väikesel hulgal loomade pidamisel need nõuded kindlasti ei ole täiesti ületamatud, kui inimesed soovivad seda teha, aga et oluline on tagada seal, et meie toit oleks turvaline. Eestis, kui me poodi läheme, mitte keegi ei mõtle, et kas mida ma siit letilt võtan sellest aspektist, et kas see, mis ma söön, võib mind haigeks teha. Igal pool maailmas sellist luksust ei ole. Meil on toit on üldjuhul väga turvaline ja minu hinnangul on oluline seda ka säilitada. Aitäh. Ja lisaküsimus, Arvo Aller, palun. Aitäh, ja istungi juhataja, lugupeetud minister. Toidujulgeolek on üks oluline asi ja te väga väärikalt kirjeldasite, et hakkate neid kriisipoode tegema ja lähtuvalt sellest siis seal kauplustes tagada siis toiduvaru. Samas me teame, et kui on kriis käes, siis piirid on kinni ju. Ei saa liikuda ka väljast sisse ega siit välja neid asju, mida me tegelikult juba kogesime koroona ajal. Nüüd te põgusalt puudutasite ka uut rahastamisperioodi, et mingi ootus on uuele perioodile. Samas on põllumajandusorganisatsioonid saatnud kirja selle 546 miljoni euro osas, mis on küll ette nähtud põllumajanduse konkurentsivõime tõstmiseks, ehk siis selle jaoks, et otsetoetuseid ühtlustada ja teada on, et 2027 jäävad Eesti põllumeeste otsetoetused alla Euroopa Liidu keskmise, et see 546 miljonit on nagu mõeldud selle konkurentsivõime parandamiseks. Samas ei ole sellel kirjas, et ta läheb põllumajandusse. Nüüd ma tahaks teada teid kui ministrilt ja ka konkreetset vastust, et te saaksite kinnitada see 546 miljonit, et see läheb konkreetselt põllumajandusse, mitte ei määrita üle Eesti laiali, kui me paneme sildi juurde toit, et kuhu iganes mujale, et toidujulgeolek, on ta siis teede ehituseks, on ta siis, ma ei tea, ladude ehitamiseks, et see 546 miljonit läheb konkreetselt põllumajandusele, põllumeestele, et tõsta ja tagada nende konkurentsivõimet. Aitäh. Aitäh selle väga olulise teema tõstatamise eest. Tõepoolest, Euroopa Komisjon on teinud Eesti riigile siis selle pakkumise. Uues rahastusperioodil on ülesehitus teistsugune, ehk siis ühtne põllumajanduspoliitika, mis varasemalt oli täielikult eraldi poliitikana välja toodud, millega põllumajandus toidutootmist arendada, siis seekord on see summa väiksem, mis tuleb otse kõrvamärgistatult, on umbes 1,3 miljardit, mis on siis seotud ka kindlate kohustustega, mis seal võetakse. Nüüd selleks, et toetada siis Eesti põllumehi ja ühtlustada seda toetuste hulka, mis Euroopa Liidus on väga varieeruv, hilisematel liitujatel on olnud see madalam, aeg-ajalt järk-järgult iga periood on see paremaks läinud ja selle tõttu on teinud komisjon ka siis eraldise 546 miljonit Eesti riigile, et seda kasutatakse siis selle toidu tootmiseks ja põllumajanduseks. Nüüd sellel ei ole kõrvamärki küljes, see on siseriiklik otsus, kuidas seda jaotatakse. Minu hinnang on sama, mis teil, et see peab minema toidusektorisse. Nüüd, kuidas see lõplik kokkulepe jääb, seda me näeme sellel aastal, on need läbirääkimised jätkuvad ka järgmisel aastal, aga mina toetan seda ettepanekut, et see, mis on
siis Euroopa Komisjoni poolt eraldatud Eesti riigile selleks, et toetada toidusektorit, sinna ka minema peab. Aitäh! Aitäh, kolleegid! Sulgen sellega 4. küsimuse arutelu. Oleme jõudnud 5. juurde. See on auväärt majandus- ja tööstusminister Erkki Keldole ja selle esitab hea kolleeg Lauri Läänemets. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja auväärt minister. Meil oli siin hiljuti arutelu parlamendisaalis just peaministriga ja tegelikult minu küsimust tõukubki siis Madis Kallase, kolleegi küsimusest peaministrile. Ja see küsimus puudutas Eesti majandust, Eesti ettevõtjad ja nende võimaluste kaitsmist ja hoidmist. Ja see lähtus sellest, et teised riigid seda teevad. Näiteks, kui me võtame merendussektori, siis tegelikult Eesti kõik ettevõtjad ütlevad, et kui sa soovid Soome Eestis tehtud laevu müüa, siis ilma selleta, et Soome ei ole investeerinud ja sinna oma ettevõtlust loonud, ei ole võimalik sul tegelikult seda teha, ükstapuha hoolimata sellest, et meil on Euroopa Liidus vaba turg ja kõigil peaks olema võimalus vabalt müüa ja tehinguid teha igal pool. Ja minu küsimus teile nüüd ongi, et võib-olla te alustaks merendussektorist. Et kas Eesti teeb mingisuguseid pingutusi selle nimel, et tegelikult siis samamoodi nagu teised Euroopa riigid, samamoodi nagu meie naaber Soome, samamoodi vabaturumajanduse tingimustes hoida siis seda võimalust, et tegelikult ei tuleks teised ettevõtted niisama ilma Eesti majandusse panustama meie siis hangetele ja kõiksugu muudele tegevustele sisse ja saaks lihtsalt sellise turumajandusliku eelise Eesti ettevõtete ees. Et kas te olete midagi sellist teinud, on see mingid seadusandlikud plaanid siin ja just merendussektori puhul, et laevaehituse puhul? Aitäh! Ja, aitäh, auväärt küsija. Ma kahjuks pean ütlema, et mul ei olnud võimalik seda teie diskussiooni peaministriga kuulda. Küll aga ma saan rääkida tõesti nii merendusest, aga ma arvan, et hästi olulisem, hea Lauri, on tegelikult ka see, ma saan aru küsimusest ja me näeme maailmas, eriti globaalsel tasandil, seda kasvavat protektsionismi. Ja väikeriigina nagu me Eesti, meie jaoks tegelikult, ma arvan, kõikide väikeriikide jaoks on see kasvav protektsionism mure. Et Euroopa Liidu tasandil ka tööstusministrite, majandusministritega me ju päris mitu korda oleme seda arutanud. Et üks muresi, miks Euroopa majandus näiteks ei ole viimastel aastatel või aastakümnel nii kiiresti kasvanud kui Ameerikas, ongi see sama küsimus, et meil peaks olema alusdokumentide järgi ühtne siseturg, kus need samad ettevõtted saaksid talenti kaasata, kiiresti kasvada, aga reaalelus tulevad erinevaid bürokraatliku takistusi vahele. Ma arvan, et meie peaksime punkt 1 olema selle eeskõnelejad, et Euroopas päriselt oleks ühtne turg, kus ka Eesti ettevõtjad ja Eesti inimesed saaksid toimetada, saaks kasvada, saaks teha investeeringuid. See on kindlasti Eestile ülioluline väärtus. Et mitte hakata rääkima ja mõtlema, et kuidas me saaks rohkem protektsionismi teha, ma arvan, see ei ole õige suund. Aga ma täiesti inimlikult saan ka aru, et me oleme tervikuna maailmas majanduses olukorras, kus riik peab vaatama, kuidas motiveerida erinevaid tööstusinvesteeringuid siia tulema. Ja selles valitsuses me oleme neid otsuseid päris mitmeid ka teinud. Tulles konkreetselt merenduse juurde, et ma nüüd faktiliselt ei eksiks, see võib-olla isegi oli, see oligi ju koos teiega veel valitsuses, oli ju suunata 25 miljonit eurot uhke nimega retrofit, mida see tähendab, see on merenduses laevade ümberehitamiseks, säästlikumate kütuste kasutamisse. Et see on konkreetne algatus, kus riik tegi siis alguse rahasüstina, kuhu siis Eesti meretööstuse klaster tuli kokku, et hakata siia täiendavat tööstust looma. Laevanduses, merenduses, aga sinna saab tulla mööblitööstus, puidutööstus ja nii edasi. Et see on konkreetne näide. Siis samamoodi, mis puudutab konkreetselt siis Eesti merendust, siis mul on väga hea meel, et ju Eesti laevaettevõtjad on seotud ka selle Euroopa, see ei ole küll minu valdkond, ühise selle kaitsetööstuse projektiga, kus tehakse neid autonoomseid laevu. Ja samamoodi ma tean, et ka Eesti merevägi on hankimas täiendavaid laevu ja kui vähegi on võimalik nendes hanked menetlustes vastavalt Euroopa Liidu seadustele kasutada kodumaist ettevõtjat toodangut koostöös meie heade partneritega, ma arvan, see kõik on väga mõistlik ja ma tean, et ka Kaitseministeeriumis selle peale mõeldakse, kuidas seda mõistlikult teha ja alles hiljuti merendusest rääkides just ju Baltic Workboats koos sai Belgia
Belgia riigi käest nii-öelda ühe suurima hanke üldse. Et selles mõttes jah, me peame tegema keskkonna, kus sellised tööstuslikud investeeringud saavad tulla, kasvada, aga selline kasvav protektsionism, ma arvan, me peame olema selle nii-öelda just eeskõneled, et seda ei juhtuks, sest see kindlasti ei ole Eesti huvides ja meil on vaja tugevat ühtset piiranguteta turgu Euroopas. Aitäh! Head kolleegid, väikse vahepalana, kuivõrd hea kolleeg Lauri Läänemets rõhutas minu sõnakasutust auväärne, mul tekkis väike kõhklus, et äkki selle sõna kasutatakse vanemate inimeste puhul. Võtsin lahti Eesti Keele Instituudi kodulehe, seal on auväärne, on lugupeetav, austust väärt. Nii et selles mõttes, ma arvan, ei ole seotud, et ainult vanematel inimestel. Nii et täpsustava küsimuse esitab auväärt Lauri Läänemets, palun. Aitäh, auväärt istungi juhataja. Ja lugupeetud minister, loomulikult on Eesti Vabariigi ministrid auväärsed kõik. Jah, ma olen ka seda meelt, et eriti väikeriigile majandusloogikates on, ja kes väikeriik sõltub väga palju tegelikult lõppkokkuvõttes ekspordist, meil on väga väike siseturg on ja me ei suuda ennast majanduslikult iseenda riigis ära realiseerida, et ma seda nagu loogikat täiesti jagan, aga teisalt me ikka näeme nagu seda, et kuidas teised riigid siis toetavad läbi seadusandluse, tegelikult nad ei sea mitte piiranguid tulla siis sama Soome merenduse näide sinna Soome turule tegutsema ja oma laevu seal müüa, aga nad seavad sinna tingimuse, et tegelikult ettevõtlusega tuleb Soomes alustada ja investeerida sinna ja siis sa võid ka Soomest nii-öelda vabalt ja tulemuslikult nendel hangetel näiteks osaleda. Ja need on nagu erinevad asjad ja selles mõttes Soome riik ja võib-olla ka sakslased, kes investeerivad tegelikult päris palju oma tööstusesse, maksumaksja raha ja ma tean, et me ka nende suur koosvalitsuses sai otsustatud siis sellised see investeeringute fond on ju, et mis panustab ettevõtlusesse, palju ta oli 160 miljonit või mis ta oli seal, ma täpselt ei mäleta enam. Et kõike seda me oleme natukene teinud, aga lõppkokkuvõttes Eesti ettevõtja on Eesti riigis kaitsetu. Ja kas ma sain selles mõttes, et kui teised riigid seavad neid tingimusi ja nii-öelda panustavad enda ettevõtlusesse oluliselt rohkem ka maksumaksja raha, no näiteks, et robotiseerimine, kas jääb väikse tööstuse õlgadele ainult, kes ei saa sellega ise hakkama või me nii-öelda tuleme appi ja tegelikult kasvatame tänu sellele eksporti ja jõukust on ja oma arendame majandust, seal on väga suur vahe. Kas ma sain teie vastust õigesti aru, et teie seisukoht on, et me natukene teeme, aga me tegelikult seda, mida ülejäänud Euroopa teeb oma ettevõtete kaitsmiseks tegema ei peaks? Aitäh. Ei, ma isegi seda ei maininud, vaid pigem see sama, et erinevate täiendavate piirangute, on see siis Eesti või keegi muu riigi pealt, see kahju lõpuks tuleb sellest sama riigiga majandusse. Mis puudutab, aga muidugi aus konkurents on prioriteet number 1. Mitte ainult Eesti riigisiseselt, vaid ka kui aetakse ettevõtlust naabritega. Nagu te ise väga õigesti mainisite, ma olen seda igal pool rõhutanud, kui me räägime pikaajalisest majanduskasvust Eestis, siis see saab tulla ainult läbi ekspordi kasvu. Miks? Sellepärast, et oleneb aastast, on meie SKP-st moodustub 75-80% eksport. Ehk siis me vajame seda. Ja lihtsalt ka konkreetsed näited, ma tean ka seda, ma ei tea, kas see konkreetne sama näide Soomes on, et ma just üleeile, et ma nüüd ei eksiks, üleeile kohtusin Soome tööstusministriga, sõime õhtust mainisin seda sama olukorda, et isegi et peab suutma ikkagi ka Soome riik vaadata, et teiste riikide ettevõtted, kui nad tulevad avaliku hanke konkurssile, peavad olema võrdselt koheldud. Et see ei saa olla niimoodi, et eelista oma. Nüüd on see küsimus, mis tihti näiteks, mida teate ise ka hea kolleeg seda varasemast, on küsimus näiteks, kas siis julgeolekukaalutlustel riigid teevad erandeid. Samamoodi meie ju Kaitseministeerium nüüd on muutnud ka oma varasemad praktikat, et hankimisel arvestatakse potentsiaalse vastuostu küsimusega, investeerimisega kohalikku majandusse, et siia tuleks näiteks tipptasemel, ma ei tea, teadus-arenduskeskus või siis nii-öelda masinate tehnika hooldus. Et seda kõike me teeme ilmselgelt. Aga mida ma rõhutan, ongi see, et selline maailm, kus ainult maksab avaliku sektori rahakott. Ma arvan, see ei ole Eestile kasulik. Sellepärast, et olgem ausad, et jah, me peame oma tööstus, eriti just ettevõtluskeskkonda paremaks muutma. Et meie ettevõtluskeskkond oleks konkurentsivõimelisem kui
naaberriikide oma, aga lootus, et näiteks me Saksamaa või Prantsusmaa avaliku sektori rahakotiga suudaks Eestis kunagi võistelda, no me mõlemad saame aru, et me tegelikult ei suuda. Sellepärast need meetmed, mida me oleme teinud, ongi võimalikult sihitud. Ühte te mainisite, tõesti minu üks esimese algatusi oli see suuremahuliste investeeringute toetusmeede. Nüüd me selle tegime pikemaks, alguses oli see 160 miljonit, nüüd on see kogu aeg lahti, jooksvalt ettevõtlusinnovatsiooni sihtasutuses. Kui tahetakse taotleda, on võimalik. Siis samamoodi me ju tegime põhimõttelise otsuse, me võtsime kõikidelt ministeeriumitelt Euroopa Liidu vahendid ja suunasime selle kaitsesse. Näiteks majandusministeeriumis see aasta avanes 24 miljoni eurone kaitsetööstuse tootearendusmeede, et just meie kaitsetööstust arendada. Mul on kapitali kättesaadavuse parandamiseks ettevõtlusinnovatsiooni sihtasutus on reformis. Kohe varsti tuleb innovatsioonilaen meie ettevõtetele. Ehk ühesõnaga me väga süstemaatiliselt Eesti ettevõtlusmaastikut ikkagi ka parandame. Aga selle asemel, et proovida üksteist rohkem piirata, mina ikkagi kutsun üles ka näiteks koostööle, et siin mõni nädal tagasi, kui ma Davosis maailma majandusfoorumil oli, näiteks mul oli väga hea kahepoolne kohtumine Saksa digiministriga, kes oli väga-väga huvitatud, et palun tulge koos Eesti ettevõtjatega robotiseerimisest, automatiseerimisest. Arutame, kuidas Eesti ettevõtjad Saksa tööstus koos saaks efektiivsem olla. Võidavad mõlemad, et ärme otsi vastandust pigem oma sõpradest liitlastest, vaid mõtleme, kuidas me koos saame rohkem teha, nii et eestlased ja sakslased saavad rikkamaks. Aitäh! Ja lisaküsimuse helistab hea kolleeg Madis Kallas, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, hea minister. Ma olen ka seda meelt, et avatud majandus on igal juhul väikeriigile see suund, mida me peaksime toetama ja seda me oleme ka tegelikult teinud ju ükskõik, kes parajasti valitsuses on. Aga maailm on muutunud ja nii nagu ka siin eelnevate küsimuste arutelus ju välja tuli, et tegelikult riigid on hakanud üha rohkem oma nii-öelda ettevõtjaid kaitsma, nendele tegema nii-öelda kas siis avalikke või ka varjatud soodustusi, et nad võidaksid pigem neid hankeid. Ja ma olen ka nõus, et Eesti on siin võib-olla olnud ausamast ausam, aga see on üks asi, mida kindlasti peaks arutama. Aga mul on natuke majanduse ja Eesti majanduse kaitsmise koha pealt teine küsimus, et me teame, et meil on väga paljud investeeringud jäänud seisma või toppama sellel teemal, et on tekkinud erinevad vastuolud, siis olgu need maailmavaatelised, olgu need keskkonnaküsimustes, näiteks energeetika, paljud asjad ka metsandusega seotud, võtame Ida-Viru ja põlevkiviga seotud asjad, et nad ei liigu edasi. Aga tulles nüüd tagasi ka üleeilsel arupärimisel, mis puudutas merendussektori toetamist, siis ma ei saa jätkuvalt aru, kuidas ei ole liikunud edasi retrofiti ehk siis nii-öelda see laevade ümberehituse meede, kus ma ei näe ühtegi osapoolt, kes sellel vastu on. Ma ei ole näinud kedagi ka, kui ma ise minister olin, see teema oli laua peal, et miks see meede ikkagi ei ole sellisel kujul rakendunud, et seda saaks kasutada siis Eesti ettevõtluse elavdamiseks, kus tõesti osapooli vastu ei ole. Et kas selliseid mingisugused meetmeid on veel, kus tegelikult osapooli ei ole vastu ja kas mitte ministeeriumid ei peaks siis nendega ennaktempos tegelema ja just seal lahendusi otsima ja neid rakendusi välja töötama. Aitäh! Ja aitäh väga asjaliku küsimuse eest, et täiesti nõustun. Siis, kui me veel eelmises valitsuses koos teiega, kui Vladimir Svet, teie liige, oli taristuminister, ja ma ei tahtnud kuidagi ollagi ebaviisakas nii-öelda ministrite vahel ametlikku kirja saata. Ma olin ka mures tol hetkel juba, et valitsus põhimõtteliselt otsus tegi ära 25 miljonit, et lükata üks oluline asi, mis ja täiesti tugev majandusharu merenduses, nagu ma enne mainisin, sinna saab mööblitööstust, sinna saab panna masina, metallitööstust juurde, et see kindlalt käima läheks, et riik selle esimese seemne leidis. Ma lihtsalt, kuna sellest vastutabki, nii nagu oli Svet taristuminister tänase seisuga Kuldar Leis, ma lihtsalt ei oska detaili kommenteerida kahjuks. Et ma ei hakka siin, aga ma kindlasti suhtlen ka taristuministriga, mis see olukord on, kuidas me saaks seda omalt poolt kiirendada. Ja võib-olla lihtsalt ka veel paar täpsustust, et jah, et selles mõttes me saame ka aru, et erinevaid, eriti riigihangetes erinevaid täiendavaid tingimusi pannakse, just et proovida küll mahtuda sellesse nii-öelda Euroopa Liidu reeglistiku raamistusse, aga kindlasti ei tohi olla mingid varjatud soodustusi. Et see on juba seaduse vastane ka. Et selles mõttes võib-olla oli sõna nii-öelda kõlks või eksimus, et kindlasti ei tohi ja kui kuskil Eesti ettevõtjad seda näitab, siis kindlasti Eesti riik peab ka Eesti ettevõtjaid aitama selles õiguskaitses küsimuses, et aus konkurents, võrdne kohtlemine
peab kehtima. Et me ju näeme kasvõi, kui me vaatame globaalsel tasandil, et kuidas Euroopa Liit on selle eeskõneleja näiteks, ma ei tea, Hiina elektriautodega, kus toimubki ju ebaseaduslik subsideerimine, keskkonnanõuete mitte täitmine. Tegelikult see ei ole okei ja ma usun, et me tegelikult ei taha ka seda ei Eestis ega Euroopa Liidus. Nüüd ma olen sellega ka nõus, et tõesti viimased aastad, eks on ju keerulised aastad kogu ühiskonnale olnud, hästi palju on sellist kogu aeg omavahel kaklemist, mitte nõustumist. Ja ma julgeks loota, et paar ka seaduse muudatust mingites kohtades sellist pinget maha võtavad. Näiteks nagu see sama majandavata metsa ja looduskaitse all oleva metsa konkreetne fikseerimine ette, ehk siis 70% oleks majandatav, 30% kaitstav. Ehk seal, kus me kaitseme seda maksimaalselt, elurikkust väärindame, aga teistpidi see, kus me majandusmetsa kasutame, et me majandaks seda kõige mõistlikumalt, kõige kõrgema lisandväärtusega. Selle asemel, et omavahel kakelda, me ju saame aru, et meil on puidu- ja metsasektor on üks suurimaid tööandjaid, eriti regionaalpoliitiliselt, et peab saama metsa majandada, seda mõistlikult teha ja looduskaitse, puhas loodus, elukeskkond on väärtus oma ette, väga suur väärtus. Et me ei peaks neid kunagi vastandama. Samamoodi planeeringutega. Üks planeerimisseadus on juba Riigikogus, kus me teeme põhimõttelised muudatused. 20 aastat on räägitud, et Eestis planeeringud vajaksid õigusselgust, konkreetsust, nii et kohalik kogukond saaks aru, kohalik omavalitsus saaks aru, aga ka potentsiaalne investor teaks ja oskaks ette näha, milline on see ajavälp, mis kulub planeerimisele, loastamisele. Ja me oleme ka ette näinud neid eelkaaristatud tööstusalasi koostöös kohalike omavalitsustega, et just seda vastasseisu maha võtta ja prooviks mõelda rohkem, et kuidas me koos saame teha, mitte ärme kakle üksteise vahel. Et ma arvan, see kõik on väga mõistlik. Aitäh! Aitäh! Head kolleegid, lõpetan 5. küsimuse käsitlemise. Järgmine küsimus on auväärt regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrasele ja selle esitab auväärt Mart Maastik. Palun. Suur tänu, Toomas. Lihtsalt Toomas. Austatud minister, et siin nii väikestel kui suurtel saartel elavad inimesed on praegu mures sellega pärast, et ühendused saartega on praegu siis kas katkenud või on väga halvas seisus ja tõesti meil on olnud õnne, et siin viimastel aastatel on väga pehmed talved olnud, kuid nüüd ootamatult külm ja pikk talv on tekitanud selle probleemi, et madal veetase ka, et ei saa enam siis väikesaartelt tulema. Ja siin on siis olemas ka selline seadus nagu püsiasustustega väikesaarte seadus, kus paragrahv 8 lõige 3 sätestab, et Transpordiamet korraldab jääteede rajamise vastavalt ehitusseadustiku paragrahv 92 lõige 10 ja liiklusseaduse paragrahv 65 lõige 151 alusel kehtestatud nõuetele. Ja Transpordiameti info kohaselt pole neil keegi käskinud jäädeid teha ja otsustati, et jäädeid enam ei tehtagi, sest meil on jää lõhkumisvõimekusega laevad. Teatavasti varasematel aastatel on ikkagi riigi eelarvestrateegias ja siis ka eelarves ette nähtud need summad, et juhul kui on tarvis, siis jäädeid tehakse. Viimastel aastatel millegipärast mitte. Ilmselt siis suures lootuses ja ootuses, et kliima soojeneb ja enam nii külmi talvi ei tule. Aga siit ka siis küsimused, et miks ei ole siis käesoleva aasta eelarves ega ka riigi eelarve strateegias planeeritud vahendeid vajalike jääteede tegemiseks? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. See on väga oluline teema. Meil elab väikesaartel umbes 2000 inimest, lisaks veel Saaremaa, Hiiumaa kogukonnad. Ja saarte jaoks kindlasti ligipääsetus liikuma saamine, laevatransport ei ole mugavusteenus, see on eluks vajalik, saada arsti juurde, saada varusid, saada tööl käia, koolis käia ja riigi ülesanne on seda tagada. Tõepoolest, meil on olnud väga külm talv, varasemalt juba, kui ma ei eksis, umbes 10 aastat ei ole jääteisid rajatud, ei ole selleks vajadust olnud. Seetõttu, kuna ma siin natukene pean siis kalduma teise ministri haldusalasse, et Transpordiameti eest ja eelarve eest vastutab Kliimaministeerium, aga seetõttu ma oskan pakkuda, ei olnud sinna prognoositud jääteede rajamist. Küll aga esmaspäeval oli koosolek, kus me siis kohtusime kohalike omavalitsustega, Transpordiameti ja Kliimaministeeriumiga ja leppisime kokku, et nendel 2 väikesaarel, kus see ühendus on kõige kriitilisem, ehk siis Kihnul ja Vormsil, need jääteed rajatakse. Praegune
hetkeolukord, ma olen ülevaate, et mis seis saartega ühenduse puhul on. Et Saaremaa ja Muhu vahel Piirissaares ja Ruhnus toimuvad ühendused Mandri-Eestiga tavapäraselt hetkel. Hiiumaa ja Saaremaa vahel on tehtud jäätee, mida kasutatakse, mille tulemusel on praamiliiklus peaaegu kasutuse hästi madalaks läinud. Kihnu ja Manilaiu vahel sõiduk on 5-tonnine piirang sõidukitele ja raskete jääalusega seoses kestab sõit kauem ja graafikus on muudatused. Lisaks on otsus rajada ka sinna jäätee ja Vormsis on olukord kõige kriitilisem, kus on pikalt olnud ühendus katkenud laevarikke tõttu, mis on tõesti, tuli mitu kehva olukorda korraga, laev on katki ja seda jääteed rajatakse. Praeguste prognooside kohaselt saab Vormsi jäätee valmis reedeks, et siis on võimalik sealt uuesti edasi üle sõita. Kindlasti on see tänane olukord, mis on tekkinud, on meile heaks õppetunniks. Me koostöös kohalike omavalitsustega, Transpordiametiga, Kliimaministeeriumiga peame vaatama ka ja Päästeametiga, peame ka vaatama edaspidiselt, et panna paika standardprotseduurid, kuidas niisugustes olukordades reageerida, kus parvlaevad lähevad katki, veetase on liiga madal, vesi jäätub üle, et kuidas on võimalik siis kõige kiiremas korras ühendused saartele tagada, sest need ühendused on saartele hädavajalikud. Aitäh! Täpsustav küsimus. Mart Maastik, palun. Suur tänu, Toomas, endiselt. Ja mitte sellepärast, et sa ei oleks austust väärt, aga sa oled hea sõber, aitäh. Ja hea minister, te küll otseselt ei vastanud sellele küsimusele, et miks siis käesoleva aasta eelarves ja riigieelarve strateegias pole neid vahendeid siia jääteede rajamiseks planeeritud. Iseenesest on muidugi kiitust väärt see, et te võtsite üsna kiiresti kokku kõik erinevad ministrid ja siis need väikesaarte valdade vallavanemad ja olete kiirelt tegutsenud. Kuid samas on ikkagi probleemid endised, et kas te nüüd olete mõelnud selle peale, et näiteks lisaeelarvest planeerida siis selle aasta lõpus järgmiseks hooajaks ka juba raha, näiteks kui, ma ei tea, detsembris oleks vaja jäädeid teha. Ja teine asi see, et kui nüüd on see 5. parvlaev, mis on nüüd, ma ei tea, kas tellimisel või tellitud juba, et kas sellel on piisav jääklass? Minu teada on jääklass nõrgem kui vaja oleks, või tähendab jääklass tähendab seda, et kas siis on mootor suurem, mis jõuab rohkem lükata, või paksem siis see vöör. Et palun vastake nendele küsimustele, et see tähendab, see on ka üks eeldus selle jaoks, et meil tulevikus neid probleeme ei oleks. Aitäh selle küsimuse eest, nagu ma enne mainisin, et see jääteed, ma nüüd ei tea, mis see ajalooline olukord on, kindlasti oskab keegi meelde tuletada, kes on selles olukorras olnud ja seda eelarvet teinud toona, aga kuna ligi 10 aastat ei ole vajadust olnud jääteede järgi, siis seda lihtsalt ei olegi olnud võimalust ka neid rajada, siis seda eelarvesse planeerida, ma arvan, et ei ole mõistlik. Küll aga on selle jaoks olemas valitsuse reserv, selleks, et ootamatud olukordi lahendada, nagu praegu on tekkinud, et laevaliiklus on katkenud ja selle siis vastumeetmeks on siis jääteede rajamine, et inimesed saaks saartelt liikuma ja seda reservi saaks selle jaoks kasutada. Et ma hindan, et niimoodi seda planeerida on mõistlik, et kui tõepoolest meil, kui tekib olukord, kus järjest talved on nii külmad, et kogu aeg need jääteesid saad stabiilselt rajada, et siis ma arvan, et tasuks hakata mõtlema selle peale, et seda eelarvesse sisse kirjutada. Uue parvlaeva hanke puhul on siis tegemist asenduslaevaga ja praeguse hinnangul see jääklass on selline, et igal juhul on võimalik siis nende 5 laeva koosmõjus või siis 4 pluss 1, mis on hoolduses või katki, on võimalik ära teenindada suursaared, et see klass on niimoodi seatud. Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab hea kolleeg Andres Metsoja, palun. Aitäh, ja Toomas, austatud minister. Kuulates kolleege, siis tundub, et sõbrapäeva nädal on alanud ja kõik on üksteise vastu kuidagi väga sõbralikud, iseenesest ju tore. Võiks alati nii olla. Tõepoolest jääteede teema on ju tõstatanud ja me oleme siin Riigikogus sageli öelnud, et see riigikorraldus peaks jääma tavakodanikule tihti märkamatuks. Et asjad aetakse korda. Paratamatult on nüüd tekkinud taas olukord, kus jääteede puhul on pidanud omavalitsusjuhid sekkuma, sellepärast et riik on öelnud, et
ei tea, et ei ole planeerinud ja pole olnud talve ja pole olnud nagu vajadust. Aga no ju siis vahest on nii, et elu tuletab meile meelde, et me elame ikkagi Põhjamaade piirkonnas ja võib juhtuda, et tuleb talv ja tekivad probleemid. Mart Maastik hea kolleegina ei puudutanud Ruhnu küsimust. Tõepoolest Ruhnu jäädet teha on keeruline, aga minu poole on varasemalt pöördunud ka mitmed Ruhnu inimesed, kes ütlevad, et nad on ikka püsti hädas selle ühendusega Ruhnu teenindamise kontekstis, et küll kasutatakse merepääste kaarterit vahepeal seal selle liikluse tagamiseks ja laev on sageli rikkis. Kas te olete saanud selle jääteede temaatika kõrval tegeleda ka Ruhnu muredega ja kas on mingisuguseid mõtteid, et nende ühendus muuta siis stabiilsemaks ja teenust paremaks? Tõsi on see, et eks me alati peame ju arvestama, et saar jääb saareks oma eripäradega. Kui seal elatakse, siis tuleb ka sellega teatud juhtudel kohaneda, aga me ei saa öelda, et inimesed ärge muretsege, ärge selle probleemiga tegelege, sest kui juhtub midagi traagilist, siis kahtlemata vastutab ka selle eest mitte ainult inimene ise, vaid kui ei saa sealt minema või ei pääse juurde, vastutab ka riik. Aitäh. Aitäh selle küsimuse ja arutelu eest. Et kindlasti kohalik omavalitsus on samuti osa riigist. See, et kohalikud omavalitsusjuhid sekkuvad ja tõstatavad mure on täiesti loomulik. Mul on hea meel, et me koostöös saime need mured ära kaardistada ja asuda neid lahendama. Ja kõige parem oleks muidugi, et seda saaks ennetada, aga kui me tegeleme siin ilmastikuoludega, et mis hetkest jää muutub nii paksuks, et sealt ei saa enam laevaga mõistlikult läbi sõita, tekivad laevarikked, veetase kukub liiga madalale, et selliseid olukordi on väga raske ette näha. Et selle jaoks peab olema tuleviku ennustaja. Minu teada selliseid asju tegelikult maailmas ei eksisteeri. Et me reageerisime kohe, kui selgus, et ühendus on katkenud, neid ei ole võimalik taastada tavapärastes oludes. Tuldi kokku, arutati läbi ja hakati rajama jääteisid. Et tagada samamoodi, kui me räägime Ruhnust, mis oli küsimuse teine pool, et kõige kriitilisem oli ka eelmisel nädalal see, et ka lennuk, mis Ruhnut teenindab, oli tehniline rike, õnneks õhuvägi tuli appi ja aitas selle korda teha ja ühendus taastus tavapärasel määral. Jukestes jääoludes on, lennuk on Ruhnu jaoks hädavajalik, sellega tuuaksegi kõike ja transporditakse inimesi ja mul on hea meel, et see hetkel lahenduse leidis. Ruhnu ühenduse täpsemates küsimustes olen ma kokku leppinud kohtumise Ruhnu vallavanemaga, lähme sinna kohale ja küsime siis täpselt üle, et kuidas nad seda ette kujutavad. Tõepoolest, me tahaks teenindada kõiki väikesaari nii võimekalt, kui me suudame. Riigi laevastikul on siin teatavad piirangud, nende võimekuste piirangud, et üritame selles mahus nii hästi toime tulla kui võimalik, et neid teenuseid hästi tagada. Aitäh! Aitäh! Lõpetan 6. küsimuse käsitlemise. Jõuame 7. juurde. See on majandus- ja tööstusminister Erkki Keldole ja selle esitab hea kolleeg Aleksei Jevgrafov. Palun. Tänan. Lugupeetud minister, ütlen kohe, et minu küsimused eeldavad kahe ministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostööd. Kuna aga keskendun oma küsimustes Ida-Virumaa tööturu teemadele, esitan need just teile, mitte haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele. Austatud minister, Ida-Virumaast räägitakse kui tööstuspiirkonnast, millel on tugev minevik ja tänu valitsuse algatustele ka helge tulevik. Räägitakse magnetitehasest, uutest investeeringutest ja tööstuse mitmekesistamisest. Kuid kõik need plaanid ei ole elluviidavad, kui puudub piisav inimressurss. Seda nii otseses mõttes, arvestades elanikkonna märkimisväärset vähenemist, kui ka kvalifitseeritud tööjõu nappuse tõttu. Tuleb vaadata teile otsa. Viimaste kümnendite jooksul on maakond kaotanud märkimisväärse osa oma kogenud ja haritud tööjõust. See niinimetatud kuldne fond, kes varem kandis piirkonna tööstus- ja inseneri mõtted, töötab täna kas maakonnas väljaspool või on üldse pensioonil. Sellises olukorras tekib paradoks. Piirkonnas võib tööstus areneda ja investeeringud suureneda, kuid uued kõrgemapalgalised ametikohad täidetakse sageli väljaspoolt tulnud spetsialistidega, sest ei leia tööandjad kohalike seast vajalike oskustega töötajaid.
Tööandjad ise toovad esile, et kohalikel töötajatel jääb puudu praktilistest oskustest, tehnilisest ettevalmistusest ja tööharjumustest. See ei ole üksiku ettevõtte probleem, vaid süsteemne regionaalpoliitiline küsimus. Seda nii riigi osalusega ettevõttes kui ka erasektoris. Lugupeetud minister, milline on valitsuse ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevuskava, et tagada, et Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute peamine kasu jõuaks eelkõige Ida-Virumaa inimesteni ning et need investeeringud looksid hästi tasustatud töökohti just kohalikele elanikele? Aitäh. Ja küsija, aitäh, väga sisuline küsimus, et tõesti, majandusministeerium siis toetab Ida-Virumaa tööturgu siis kahtepidiselt läbi Töötukassa, mis on küll siis nii-öelda eraldi asutus, ja siis on ka konkreetselt Ida-Virumaal on ka Euroopa rahadest täiendavad tegevused ja programmid, mida mujal Eestis ei ole. Et kui me räägime sellest, et kas Ida-Virumaal piisavalt selliseid häid töökäsi on, siis me saame öelda, et tegelikult on. Sest kuidas ma seda väidan, et kahjuks on Ida-Virumaal olukord, kus Ida-Virumaa töötuse määr on kõrgem kui Eestis keskmiselt. Näiteks jaanuari lõpu seisuga oli 11% kogu töötuse määr, samal ajal kui Eesti keskmine oli 6,5%. Mida see tähendab? See tähendab seda, et meil tegelikult on inimesi Ida-Virumaal, aga kahjuks nad kas siis ei ole kvalifikatsiooni, on mingid muud puudused, et nad ei saa nendele nii-öelda töökohtadele minna. Ehk siis kui väga konkreetne olla, siis Ida-Virumaal oli Töötukassas arvel 6906 töötut ehk inimest. Mida me siis peame tegema? Ehk siis tõesti, te ise ka juba mainisite, nende inimeste tööturule toomiseks ongi vaja konkreetseid tööturuteenuseid, mis toetavad siis kas oskuste uuendamist, ümberõpet. Ida-Virumaa eripära on ka see, et ka täiendavat keeleõpet, et tegelikult saada tööturul hakkama, et see on väga oluline. Ja näiteks 25. aasta detsembris oligi Töötukassa teenustel oli 4009 inimest, kes siis konkreetselt mingit Töötukassa teenust Ida-Virumaal said. Ehk see on see, me oleme ka tegemas Töötukassas tervikuna nii-öelda uut strateegiat, mis üks roll ongi see, et siin enne räägiti palkadest, sissetulekutest, ehk ühesõnaga soov meil ju kõigil on, et inimeste palgad ja sissetulek oleks kõrgemad. Aga et nad saaksid olla kõrgemad, tähendavad, et inimesed vajavad täiendavaid, uuendavaid oskusi, et muutuvas tööturu maailmas hakkama saada. On need infotehnoloogia, kommunikatsioonioskused, maakeeli arvuti kasutamine, on see mingi konkreetne oskus ära õppida, mida tööstuses saaks kasutada, et sellega me ka Töötukassas tegutseme. Kuna tõesti Ida-Virumaa tulenevalt ka õiglase ülemineku fondist ju saab siis täiendavaid rahastusi ka Euroopa Liidust. Näiteks siis õiglase ülemineku fondist pakutakse täiendavaid teenuseid just põlevkivisektori töötajatele, on see siis tööle asumise toetus või siis taseme õppes osalemise toetus. Et ma ei hakka kõiki siin ette lugema, seda pikalt on, ja siis teine on, me samamoodi eraldi, te ka mainisite noori, toetame Ida-Virumaa noori koos siis Ida-Virumaa ettevõtluskeskusega IVEC-iga, kus siis on eraldi projekt Ida-Virumaa noorte töövaatlusprogramm, siis kus pakutakse koolides valikainet mina ja tööle. Ehk ühesõnaga näidata just noortele, milliseid ägedaid uusi võimalusi Ida-Virumaal neile pakkuda on, et nad ei peaks sellest maakonnast ära minema. Samamoodi on veel täiendav programm ESF pluss sotsiaalfondi rahastust, kus siis võetaksegi just Ida-Virumaal eesti keelest erineva emakeelega naiste tööturule kaasamise projekt. Et kuna me näeme, et seal on töötus kõrgem kui mujal, et just kuidas muukeelselt naisi saada täiendavalt Ida-Virumaal tööturule. Aitäh! Aleksei Jevgrafov, täpsustav küsimus, palun. Hea minister, tänan vastuse eest, aga üllatuslikult on Ida-Virumaa tööandjad toonud esile, et tööjõu probleem ei seisne üksnes erialastes oskustes, vaid ka tööharjumustes, suhtlemisoskuses, vastutustundes ja töömotivatsioonis ehk niinimetatud pehmetes oskustes, mida nende hinnangul ei kujundata piisavalt ei koolisüsteemis ega noorsootöös. Ja kas valitsus näeb vajadust muuta üld- ja kutsehariduse õppekavasid selliselt, et tööeetika, meeskonnatöö, suhtlemisoskus ja praktiline töökogemus oleksid süsteemselt ja mõõdetavalt õppeprotsessi osa ning kas kaalutatakse tööandjate otsesemat kaasamist õppekavade kujundamisse?
Ja aitäh, nii nagu te ausalt alguses mainisite, et see küsimus nüüd läks rohkem Haridus-Teadusministeeriumi valdkonda, aga mu kolleeg minister ütles just, et needsamad suhtlemise oskus pidada dialoogi, argumenteerida, analüütiliselt mõelda, need kõik on ka õppekavas olemas. Et kindlasti, ja ma arvan, see ei ole nüüd küsimus Ida-Virumaas eraldi. See, et kuidas inimesed, noored inimesed siia ellu, iseseisvasse ellu astuvad, väga palju kujundab ikkagi kodune kasvatus. Mida ma arvan, me kõik usume, et ega lõpuni riik ei peakski kuidagi ette ütlema, selles mõttes, et sellist nagu viisakat lastetuba, kodus kasvatust, ma arvan, seda me soovime ju kõigile. Selles mõttes, ja mis on salata, ise ka väga palju tööandjatega rääkides, eks nad ütlevad ka, et sellised inimeste omadused on muutumas. Aina rohkem ollakse virtuaalmaailmas, võib-olla see igapäevane suhtlusoskus, ma ei tea, füüsilise kirjutamise oskus, need ajaga muutuvadki. Eks me peame, lootus, et see nii-öelda muutus jääb seisma, seda ei tule. Ehk pigem on küsimus jah, et kuidas me suudame oma noori tuleviku tööturuks paremini ette valmistada. Ja mul on väga hea meel, et ju ka haridusminister on ju võtnudki vedada kutseharidusreformi. Me oleme koos istunud tööandjatega, arutanudki, siin on ju suur diskussioon olnud nende 3-4 aastaste kutseharidusõppekavadega, aga mina olen ka jätkuvalt selle poolt, et kui me tahame, et meie noortel tulevikus oleks kõrgemad palgad, siis lisaks ametile, mis on ka väga vajalik, ta vajab ka selliseid kõrgemal tasemel üldteadmisi. Sellepärast, et me näeme, et tehnoloogia muutub. Ma ei tea, tööstuspingid muutuvad nii kiiresti, et kui sa täna õpid ära ainult ühe konkreetse liigutuse või ameti, siis me ju kahjuks teame, et 5 või 7 aasta pärast selles ameti juures on nii palju muutunud, et vaja on ka selliseid üldiseid toetavaid teadmisi, baasanalüüsi võimekust, ma ei tea, joonise lugemise võimekust, et selles mõttes on see kutsereform on väga-väga vajalik. Jah, kes nii-öelda täiendavaid üldaineid ei vaja, siis sellel on ka nüüd tulevikus võimalik lihtsalt kutse omandada ja ta ei pea isegi 18. eluaastani ootama. Ta omandab kutse ära ja saab tööturule minna. Mina isiklikult, kuna ma samamoodi ju tegeleme ka sellega, et kuidas muuta noorte esimest töökogemust kiiremaks, positiivsemaks, teeme ka töölepingu seadusesse ettepanekuid muudatustele, et noored saaksid praktilist töökogemust võimalikult vara. On need õpilasmalevad, on need võimalused, ma ei tea, suvekohvikus töötada, tekiks tööharjumus, tekiks vastutus, aja planeerimine. Need on kõik tegelikult ju vajalikud oskused, et elus tulevikus hakkama saada. Et me proovime süstemaatiliselt sellega tegeleda, kui on ka Riigikogul, keskfraktsioonil häid mõtteid, et mida veel teha, me kindlasti oleme valmis kaasa mõtlema, sest mure selles mõttes ma nõustun. Et see on oluline teema, kui me räägime pikaajalisest, ütleme sellisest elu, heaolu kasvust ja palkade kasvust, siis me vajame kõrgema oskustega inimesi tööturule. Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab kolleeg Mart Maastik, palun. Suur tänu, Toomas. Austatud minister. Kohaliku tööjõu puudus Ida-Virumaal on kindlasti ka kõigi saarlaste mure. Ja siit siis ka see saarlaste mure selle üle, et sa siin enne mainisid Lauri Läänemetsale vastates, et Eesti selline majanduspoliitika peab olema puhas ja loodussäästev. Ja ma nüüd siis küsingi, et ma loodan, et Ida-Virumaal on samad mured, et saarlastel oleks puhas loodus ja oleks keskkond hoitud. Sa teed suuri silmi seal, aga kohe ma jõuan küsimuseni. Ja küsimus ongi see, et ikkagi planeeritakse siiamaani 330 kilovoldist elektriliini läbi Saaremaa, mis oli sinna vaja selle jaoks teha, et meretuuleparkide sinna külge ühendada. Nüüd, kus on selgust saadud, et meretuulepargid enam nii odavad ei ole, ja minu küsimus on see, et kas nüüd ikka jätkub siis looduse, ütleme, hävitamine ja rüüstamine, ehk siis ligi 100 000 hektarit, mitte hektarit, 100 000 tihumeetrit metsa tuleb maha raiuda selle jaoks, et viia sealt läbi mõttetu elektriliin, mida tegelikult ei saarlastele Eestile vaja ei lähe. Aitäh! Ja aitäh, ma igaks juhuks täpsustan, et ei teinud suuri silmi, et võib-olla kui ma nii-öelda mõtlema hakkan, paljud inimesed panevad siis nii-öelda kuidagi silmad lähevad üles, et ma lihtsalt kuulasin täpselt, et kuna see oli väga nii-öelda üldiselt täpseks minev küsimus selles mõttes, et mis puudutab 330 liini, siis ei, see ei ole olnud kunagi et vajalik sellepärast, et meretuuleparki, vaid pikka aega ka saarlased, ma ei tea, kuidas teiega täpselt on ikkagi olnud küsimus võrku mahtumises, erinevate uute tootmisvõimsustega, sealhulgas päikesepaneelidega ja energiajulgeoleku küsimus, et Saaremaa oleks koos mandriga energiajulgeolekuliselt ühendatud.
selles mõttes, et see on see, miks Saaremaale on seda täiendavat kaablit vaja olnud. Kui hakkasid peale need planeerimisprotsessid, siis ma tean, nii ametid, ka meil majas inimesed on mitmeid kordi koha peal käinud, kogukondadega rääkimas, arutanud. Mis on positiivne, ma julgeks öelda, on see, et kui alguses arutati, et tuleb teha 2 trassikoridori, siis tegelikult ka energeetikutega arutades, et varustuskindlus ikkagi oleks tagatud, piisab siiski 1, mis tähendab, et poole võrra nii-öelda maakeeli puid jääb maha võtmata, mis ma arvan on väga positiivne. Nüüd ongi see küsimus, ja ma ise küll nii-öelda saarlane selles mõttes ei ole, ma täna Saaremaal olen, ma olen pool saarlane, mul pool perekonda suguvõsa on Saaremaalt, ma olen ise kogu lapsepõlve seal vanaema vanaisaga veetnud, et seda peavad ka siis saarlased ise ütlema, kas see täiendav 330 kaabel, mida ma tean, paljud ootavad, just sellepärast, et oleks ikkagi elektrivarustuskindlus tagatud ka keerulisematel aegadel, seda peavad kohalikud ütlema ise. Minu arust see on väga mõistlik nagu dialoog, diskussioon, mida pidada. Aitäh! Lõpetan 7. küsimuse käsitlemise. Oleme jõudnud 8. juurde. See on auväärt haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes ja selle esitab hea kolleeg Helle-Moonika Helme. Palun. Ja aitäh, hea eesistuja ja Kristina Kallas siis peaministri ülesannetest täna. No seda teemat korra siin läbi minevalt vist puudutati, kui räägiti siin immigratsioonist ja tööjõu sissetoomisest, aga süvitsi ei ole seda veel puudutatud, nii et ma seda siinkohal teeksin. Nimelt see valitsuse jutt ikka nende vanglarendi teemal on muutumas meil siin ohtlikult kahepalgeliseks. Ja seetõttu ma küsingi uuesti üle, et kuidas päriselt lugu selle Eesti vanglate väljarentimisega välismaale siis ikkagi on. Et Rootsi vangide siia toomist parlament juba arutas, aga Rootsi enda parlament ei pruugi sellele heakskiitu anda. Ja samas 30 miljonit on riik planeerinud juba vanglarendilt teenida. Ja nüüd ilmus Delfis uudis, et Eestilt tahab vanglaruumi rentida ka Belgia. Ja sellest räägib avalikult Belgia asüüli- ja migratsiooniminister. Meie justiitsminister on aga nimetanud seda informatsiooni valeks. No samas on meedias väga detailselt kirjeldatud neid plaane, mida väidetavalt Eesti ja Belgia on omavahel juba arutanud. Nimelt majutada Eestis niinimetatud Belgia dokumentideta kinnipeetavaid ehk siis ebaseaduslikult Euroopasse saabunud immigrante, kel puuduvad dokumendid, kelle päritolu ei ole võimalik tuvastada, keda ei saa välja saata, sest päritoluriik keeldub neid vastu võtmast või kes ei tee siis võimudega koostööd. Ja sellega seoses ma küsingi, et kes siis valetab? Et kas Eesti Vabariigi valitsus või mõni ministeerium on siiski pidanud Belgia kuningriigiga ametlikke või mitteametlikke läbirääkimisi Eesti vanglakohtade või kinnipidamiskohtade väljarentimiseks Belgia kinnipeetavate või Belgia kinnipidamiskeskustes viibivate isikute majutamiseks Eestiks? Et selle on nagu hea vastus, jah või ei ole vaja keerutada. Riigieelarves on järgmiseks aastaks planeeritud vanglakohtade väljarentimiseks laekuva tulu suurusjärgus 30 miljonit ja see on suunatud valitsuse reservfondi. Et millisele konkreetsele ja siis ka realistlikule kokkuleppele või läbirääkimiste seisule siis see prognoos ikkagi meil tugineb. Ja arvestades, et Rootsi vangide Eestisse toomine eeldab Rootsi parlamendi otsust ja võimalikke põhiseaduslikke muudatusi, et kuidas siis seda planeeritud 30 miljonit Eestis siiski realiseerida kavatsetakse? Palun vastake taas jah või ei. Aitäh küsimuse eest. No nii detailset küsimust oleks hea saada ette, sellepärast et faktide kontroll, kas keegi on kellegile midagi lubanud, on vaja siiski üle kontrollida. Ma ei ole justiitsdigiminister. See, et Belgia tunneb huvi, seda ei ole mitte keegi ümber lükanud. Belgia huvi tundmist keelata mitte keegi ei saa. Belgia võib ka lihtsalt avalikult öelda, et tal on huvi. Et see ei ole mingi faktivaidlus. Faktivaidlus oleks see sel juhul, kui Eesti kinnitaks, et tal on mingid läbirääkimised või meil on mingi kokkulepe, et me hakkame nende läbirääkimiste pidamisega edasi minema. Minu teada ei ole valitsus teinud ühtegi otsust selle kohta, et me peale Rootsi veel kellegiga läheme vanglarendilepinguid sõlmima. Nii et minu arust on vastus väga selge. Meie Belgiaga läbirääkimisi ei pea, sellepärast et sellel valitsusel seda valmisolekut ei ole. Aitäh. Ja täpsustav küsimus, Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh. Tuli küll kiire vastus, aga suhteliselt sisutühi, sellepärast et teie enda minister on ju selle absoluutselt kategooriliselt ümber lükanud, et mitte midagi, mitte mingit juttu kellegiga sel teemal olnud ei ole. Et seetõttu ma küsisingi, et kes siis nagu valetab. Aga ma küsisin ka, ja te sellele ei vastanud, et kuidas te siis kavatsete katta, et kui nüüd Rootsist ei tule neid kinnipeetavaid, aga
aga 30 miljonit eurot on planeeritud riigieelarvesse. Seda küll hämatakse nüüd väitega, et see on justkui pargitud valitsuse reservfondi, aga riigieelarves on selline rida täiesti olemas nagu valitsuse reservfond, ehk et ta on riigieelarves siiski kajastatud, see 30 miljonit tulu, mida peaks siis vanglarendist tulema. Aga samal ajal on meil ka selline informatsioon, seda arutati siis komisjonis, see oli vist kas eile või üleeile, kus siis seesama teema, et kogu aeg meile väidetakse, et me peame need vangid siia tooma, sest et see on nii suur kulu riigile, et see mingi 12 miljonit, mis tuleb selle tühja vanglakompleksi eest nagu tasuda, et võtame parem need vange täis ja teenime veel 2 korda rohkem. Aga näiteks tuli välja ka, et see on tegelikult täiesti vale, sellepärast et asekantsler Rait Kuuse lobises välja, kui küsiti, et palju see Tartu vanglakompleksi tühja osa kulu siis on või ütleme, üleüldine kulu on, tervikkulu on siis 630 000 aastas, mis läheb nagu küttele ja sellistele ventilatsioonile, ülalpidamiskuludele, mis nagu tühja kompleksi puhul ongi see, millest me tegelikult räägime. Ja see tühjana seisev osa, sellele läheb siis 430 000 või 450 000, et teate, et mida te hämate siin, et see on nii suur kulu, et sellega me peame nüüd midagi tegema, et Eesti riik ei ela seda üle, et 12 miljonit ja mis kõik. Ei ole, 430 000 ainult on see tühjana seisva vangla kulu. Et miks te valetate? Valetate selle Tartu vangla osas, valetate Rootsi vangide toomise osas ja nüüd valetate ka nende Belgiaga läbirääkimiste osas. Aitäh küsimuse eest. Väga raske on vaielda olukorras, kus on kuskil mingid kõlakad, et keegi kuskil peab belglastega läbirääkimisi, öeldakse konkreetselt, ei pea läbirääkimisi, siis öeldakse, et ikkagi valetate, kinnitan veel kord, ei pea läbirääkimisi belglastega. Ei pea, pole plaanis pidada, ei ole läbirääkimisi alustanud, sellist asja nagu belglastega vangide toomise läbirääkimisi Eesti valitsus ei pea. Punkt. Nii, ja nüüd räägin rahast. Vanglarendiga on selline asi, et kui tulu ei tule, kui Rootsi parlament seda ei ratifitseeri ja kui seda tulu ei tule, siis ei ole ka kulusid. Siis ei ole tegelikult ka nende Rootsi vangide ülalpidamise kulusid. Järelikult laske palun mul lõpuni, hästi viisakas oleks, kui te laseksite mul vastata oma küsimusele, sest kuulamine on ka oskus selleks, et saaks pärast debatti pidada faktide üle, mitte väita, et keegi valetab. Veel kord, kui tulu ei tule, kui lepingut ei tule, siis ei ole ka neid kulusid. Seda 30 miljonit, millest te räägite, järelikult ei ole ei tulu ega kulu riigieelarve vaatest, ei ole tegemist selles mõttes miinusprojektiga. Nüüd see, mis puututab, küll on ta ka miinusprojekt selle tõttu, et meil on püsijooksvad kulud selle tühja pinna hoidmiseks. Seal tulevad need miinuskulud, mis valitsusel tuleb sisse võtta, juhul kui Rootsi vangide lepingut ei tule. Ja need ei ole ainult 630 000, sellepärast et need on küttearved, millest te räägite, ehk siis pidevalt selle jooksvate kulud, aga lisaks jooksvatele kuludele on hoone amortisatsiooni ja tema säilitamise kulud, mis on veel omakorda sinna otsa minevad kulud. Nii et arvestage palun sellega, et see 630 on üks osa sellest. Kui te tahate rääkida päriselt faktidega, siis võtame kõik faktid ette. Kui palju on selle hoone pidamisel jooksvad kulud versus tegelikult hoone amortisatsioon, hoone säilitamine, hoone investeeringute vajadus, see kõik on tegelikult kulu, mis tuleb otsa veel sellele 630 000. Nii et laias laastus mitmete aastate jooksul peab Eesti riik sinna tegelikult panema miljoneid, mitte tuhandeid. Nii et väga raske on vedada debatti, kui räägitakse vahele, kui ei kuulata, kui tegelikult tahetakse lihtsalt saada seda ekraani aega. Ma veel kord kinnitan, Belgiaga mitte keegi läbirääkimisi ei pea. Ja teiseks, riigieelarves tulud ja kulud on tasakaalus. Kui tulusid ei tule, kui Rootsi ei telli meil seda teenust, siis ei ole meil ka sellega seotud kulusid. Aitäh. Lisaküsimus, Varro Vooglaid, palun. Ja, lugupeetud haridusminister, peaministri ülesannetes. Nüüd eile õiguskomisjoni istungil seda teemat arutades tõusetus üks väga põhimõtteline küsimus ja ma tahaksin ka teie hinnangut sellele teada. Nimelt asjaolu on see, nagu meile justiitsminister kinnitas, et Rootsis toetab seda vanglarendi lepingu sõlmimist nii koalitsioon kui ka 2 suurimat opositsiooniparteid. Ehk Rootsi parlamendis on selline ulatuslik toetus sellele, nagu meile kinnitati. Nüüd Eestis seevastu on ju selline olukord, et selle lepingu sõlmimist toetavad ainult 2 koalitsiooniparteid, mille reiting ühiskonnas on circa 15% ja 4 opositsiooniparteid on sellele vastu ja nende reiting on circa 85%.
Nüüd, miks ma neid reitinguid üldse nimetan, on see, et me kõik teame, et circa aasta pärast toimuvad Eestis valimised ja eeldusel, et samasugused hoiakud ühiskonnas säilivad, tuleb Eestis põhimõtteline võimupööre. Eks ole, ei saa eitada seda, et see tõenäosus on väga suur, märkimisväärne tõenäoline. Nüüd, kas selles olukorras teie hinnangul esiteks on üleüldse vastutustundlik sellisesse lepingusse astuda, teadmises, et kõik 4 opositsiooniparteid on öelnud, nad ei toeta selle lepingu sõlmimist ja kui nad pääsevad valitsusse, siis nad seisavad selle eest, et see leping lõpetada vastavalt lepingu artiklile 61, mis ütleb, et mõlemad osapooled võivad selle lepingu lõpetada, teatades sellest ette 12 kuud. Nüüd me võime olla suurima tõenäosusega aasta ja mõne kuu pärast selles olukorras, kus me algatame selle lepingu lõpetamise protseduuri, olukorras, kus te just olete selle lepingu sõlminud, kus just on hakatud viimase poole aasta jooksul tooma Rootsist vange Eestisse. Kas see on mõistlik ja kas see on ausameelne ka rootslaste suhtes? See on esimene küsimus. Ja teine küsimus on see, et kas te oletegi informeerinud rootslasi sellest, et suurima tõenäosusega aasta ja mõne kuu pärast algatab Eesti selle lepingu lõpetamise protsessi ja kas nad ka sellest teadmisest tegelikult peavad ise mõistlikuks seda lepingut sõlmida? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Nüüd, vaadake, demokraatias on niimoodi, et otsuseid ei tehta valitsuses mitte reitingute järgi, mitte selle järgi, mida reitingufirma mõõdab mingi valimiga, vaid selle järgi, mis on valimistulemus. Ehk siis valija tegelikult annab oma otsusest teada valimiskastide juures. Ja selleks on vaja regulaarseid valimisi, et need ei venitataks, et valimised toimuksid regulaarselt, et valijal on teada, kui ta tahab oma otsust ümber vaadata, siis see otsuse ümbervaatamise võimalus on tal väga regulaarse intervalli tagant olemas. Reitingute pealt otsuseid ümber teha ei saa, tegemist ei ole selles mõttes mitte mingisuguse demokraatliku mehhanismiga, millega saaks riiki valitseda. Ei saa valitseda riiki reitingute pealt. Riiki saab valitseda valimistulemuste pealt. Nii, ma jõuangi küsimuse vastuseni, teil võttis ka väga palju aega sissejuhatus, ma igaks juhuks teen ka sissejuhatuse sellesse, et ei saa argumenteerida seda sellega, et reitingute pealt peaks tegema demokraatias otsuseid. Ei saa teha reitingute pealt demokraatias otsuseid. Nii, see on esiteks. Teiseks, on võimalik uuel valitsusel ümber vaadata need lepingud. See on täpselt sama asi, mis on valijal on õigus ümber otsustada. Valija, kui ta tahab ümber otsustada, siis ta ümber otsustab. Siis ta otsustab ümber. See tõenäosus on teada kõigile osapooltele, kes neid lepingud allkirjastavad. Ja selles mõttes kõik töötavad selles heas usus, et see leping tegelikult kehtib. Sellepärast, et selle lepingul, mis praegu sõlmitakse, on Eestile sees väga suured kasud. Ehk siis see on Eestile igas mõttes väga paljudes valdkondades kasulik leping. Üks asi on töökohad, millest siin saalis on juba väga palju räägitud. Teine asi on meie liitlasega koostöö. Kolmas on meie siseturvalisuse võimekuse kasvatamine, sellepärast et vanglateenistuses töötavate inimeste oskused ei ole ainult seotud selle vanglateenistusega, nad on seotud väga palju siseturvalisuse valdkonnaga tervikuna. Nii et see leping on Eesti ühiskonnale ja Eesti inimestele, Eesti riigile tegelikult kasulik ja selle hea usuga me täna tegelikult edasi töötame rootslastega. Aitäh! Aitäh! Lõpetan 8. küsimuse käsi. Head kolleegid, ma olen seda korduvalt öelnud, et jah, ma aktsepteerin debati huvides ka lühikseid või ühekordseid repliike. Kui need repliigid on korduvad või kestvad, siis see ei ole aktsepteeritav, aga tõepoolest need on nii korduvad kui kestvad. Ja teiseks, ega siin on sama põhimõte, te tahate viidata, et teil on mitu küsimust, ikkagi tavaliselt on üks küsimus, see on üldine põhimõte ja tegelikult isegi minister võib ka valida, kui te esitate mitu küsimust, millisel ta üldse vastab. Nii et selles mõttes proovime ikkagi keskenduda ühele konkreetsele asjale. Te tahate 7 asja ja põimida ühe küsimuse sisse. Lähme 9. küsimuse juurde. Ka see on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Selle esitab Aivar Kokk, palun. Aivar Kokk, palun. Te olete kohustatud andma mulle protseduurilise küsimuse. Aivar Kokk, palun. Ja juhataja, ja minister. Ma sain üleeile ühelt emalt, kes kasvatab 3 last, kellest 2 on puudega täiskasvanud, üks siis alaealine ja ta ise on ka invaliid. Ta aasta lõpus tegi palvekirja, et talt autolt ei võetakse automaksus, sest see auto on tal ümber ehitatud, et ta invaliidina saaks selle autoga sõita. No tänaseks on tema konto pangas suletud. Nüüd ta sai kätte ka elektriarve, kui ta saab pensionit 650 €, siis see elektriarve oli tal 800 plussiga. Ma küsiksin, mida teie ta käest soovitate? Kui te ütlete, et teie ei saa elektriga midagi teha, peaminister ei teadnud isegi
esmaspäeval, et Eesti Energia tütarfirma Enefit Green ei ole enam börsil, ta püüdis meile selgitada, kuidas mitte midagi teha ei saa, siis ma saan aru, et elektri hinda me tõesti muuta ei saa, kuna täna on see avatud turu peal. Aga nagu te teate, et elektri hinnale lisandub praktiliselt 2/3 kõike muud. Ja teie valitsemise ajal on elektriaktsiis, kui selle aasta 1. maid arvestada, tõusnud 3 korda. Käibemaks on tõusnud 20%. Selle aastal on lisandunud elektri hinnale tasakaalustusvõimsuse kulu, varustuskindluse tasu, ülekande ja siis soovitakse ülekandetasu Eleringi poolt tõsta 37,6%. Võrgutasud tõusevad iga aastal. Et kas te olete ka valitsuses arutanud, et kas kuskilt otsast ei võiks mõni see lisakulu vähendada, et kas või see sama käibemaks täna 24%, see on tegelikkuses ikkagi väga suur osa elektri hinnast ja me teame nii ettevõtluses kui ka kodukuludes on ikkagi energiakulu üks suuremaid kulusid. Ja selle tagasi tõmbamine aitaks meil majandust tõsta ja aitaks ka meie peredel paremini hakkama saada. Et kas kuskilt otsast on lootust, et hakatakse midagigi arutama, et meie inimestel hakkab saamine kuidagigi paraneks? Aitäh! Päris palju on üle läinud. Jaa, aitäh selle küsimuse eest. No esiteks me peaksime siiski, ma loodan, me nõustume üksteisega selles, et jaanuarikuu elektriarvete taga on väga külm ilm. Võrreldes eelmise aasta jaanuariga on siiski sellel aastal külmakraade olnud kõvasti rohkem, mille tõttu loomulikult on elektritarbimine kasvanud ja kui elektritarbimine kasvab, siis kasvavad ka arved. Nüüd olukorras, kus inimestel on tõesti raske, nagu te kirjeldasite seda ema, kellest rääkisite, siis ma olen siin varem juba öelnud, sest minu poole on siin neid pöördumisi mitu korda tehtud. Esimene asi, kuhu inimene loomulikult peaks abi pärast pöörduma, on kohalik omavalitsus. Toimetulekutoetus, me praegu valitsuse poolt koos sotsiaalminister ja energeetikaminister vaatavad ka koos üle toimetulekutoetuse need piirid, et kas need piirid täna vastavad tegelikult sellele võimalusele, et inimesed siiski tuleksid oma eluga toime. Nii et kohalik omavalitsus, tema poolt eraldatav toimetulekutoetus nendele inimestele selleks, et nad hakkama saaksid, et palun pöörduge kohaliku omavalitsuse poole ja toimetulekupiiride ülevaatamine meil praegu valitsuses käib tõesti. Laustoetusi üle välja see valitsus toetama ei hakka, sellepärast et meil on vaja spetsiifiliselt ikkagi vajaduspõhiselt inimesi toetada, kellel on raskusi hakkama saamisega, nagu see näide, mida te tõite. Nüüd elektri hinnast. Eesti on Soomega üsna sarnases elektri hinna olukorras, eks ole. Meil on Soomega sarnane elektri hind. Elektri hinda saab alla mitte siis pikas vaates, mitte siis, kui me maksudega edasi-tagasi mängime, vaid siis, kui me tegelikult tootmisvõimsusi juurde ehitame. Et meil on vaja nende tootmisvõimsuste ehitamise tempot hoida, nii nagu me seni oleme selles valitsuses teinud. Me oleme teinud mitu vähempakkumist, meil tuleb veel üks vähempakkumine, väga palju on tootmisvõimsusi juurde tulnud ja see on toonud elektri hinda alla. Aga meil on vaja ka tarbimise juhtimist ja meil on ka varustuskindlust vaja. Ja need on need asjad, millega valitsus tegelikult tegeleb, et me suudaksime inimestele tagada selle, et oleks esiteks varustuskindlus, sest meil on väga palju probleeme olnud ka sellega, et mingitel hetkedel elektrit üldse ei ole. Et meil oleks tegelikult tarbimisjuhtimine, et me suudaksime juhtida tarbimist sellistel hetkedel, kui ilm läheb kohutavalt külmaks, et meil oleks tegelikult võimalik ka need tipud ära lõigata, need hinnatipud, et meil on olemas salvestus selleks, et me saaksime hinnatipud alla lõigata, aga meil on tootmist juurde vaja. Kahjuks elektrivarustuse või elektri tootmine, tootmisvõimsuste juurde ehitamine ei käi nipsust, käib väga aeglaselt. Ja siin ma arvan, on kõikidel erakondadel, ka opositsioonile erakondadel aeg võtta vastutus, sellepärast, et kui 10 aastat tagasi otsused jäid tegemata, siis täna on nende otsuste hind. Täna inimesed maksavad nende tegemata otsuste eest seda hinda. Meie valitsuse tegevuse eest maksavad inimesed tõenäoliselt hinda järgnevatel aastatel, kui me ei tee täna neid tootmisvõimsuste juurde ehitamise otsuseid. Ja valitsus töötab täna selle nimel, et neid tootmisvõimsusi juurde tuleks ja meie sõltuvus imporditavast elektrist väheneks. Aitäh. Täpsustav küsimus, Aivar Kokk, palun. Ja aitäh. No kõigepealt see pereema on pöördunud nii kohaliku omavalitsuse poole, Sotsiaalkindlustusameti poole kui ka Maksu- ja Tolliameti poole.
ja igalt poolt on ta saanud lihtsalt eitava vastuse ja mina talle täna vastasin lihtsalt, et ma olen valmis selle automaksude eest ära maksma, aga ükski Riigikogu liige kõikidele Eestis nende muredel olevate inimestele ei jõua ära maksta. Aga mul on kurb, et te nagu ei saanud aru mu küsimusest. Ma ei räägi elektri hinnast. Ma räägin kõigest muust, mis elektri hinnale juurde tuleb. Elektri hind on tõesti väga selge. Jaanuarikuus oli külma, elektrit kulutati rohkem, aga 2/3 lisandub erinevatest maksudest. Kui te sa ei ole oma arvet vaadanud, kui sa raputad majandusminister oma pead, aga tegelikkuses juba paljas käibemaks on 24%. Paljas käibemaks. Rääkimata seda, et aktsiisid olete tõstnud oma valitsuse aeg 3 korda. Kas te ei võiks nagu arutada seda, et me tänasel näeme, et võiks käibemaks olla näiteks kodutarbijatele 9% ja oleks võit kohe koduinimestel väga suur. Ja kui keegi räägib siin taastuvenergia tootmisest ja sellest on, siis kahjuks päikesepaneelid täna ei tooda mitte ühtegi kilovatti. Tuult ei ole, tuulepargid ei tooda midagi. Täna on ainuke juhitav energia. Ja juhitav energia on täna põlevkivi energia. Ei ole kahjuks midagi muud. Need paar gaasiturbiini, mida siin loodetakse, ja see ehitatakse ka Vene agressori piirile kõige lähemale. Kõik riskid pannakse Narva, mitte kuhugile mujale. Et ma veel kord küsin, kas valitsus on kordagi arutanud, et kõik need lisakulud, mida siin Elering tahab tõsta selgelt hullumeelselt, 37,6% ülekandetasu on teinud sellise küsimise. Mille eest? Selle eest, et ta on teinud valesi otsuseid läbi viimase 5-6 aasta. Aitäh! Lugupeetud rahvasaadik, kui te räägite elektri hinnast ja ütlete mulle, et ma ei saa küsimusest aru, siis olge palun täpsed, kui te räägite elektri tootmise hinnast. Elektri hind on see, mida inimene maksab. On ju? See ei ole selles mõttes elektri tootmise hind versus elektri hind on ikka väga erinevad asjad. Olgem siis täpsed, kui me räägime väga selgetest asjadest. Nii, elektri hinna sees on elektri tootmise hind. Elektri tootmise hind väga tugevasti mõjutab elektri lõpphinda. Olete ju nõus? Sõltub sellest, kui palju on elektri tootmise hind, sellest sõltub väga tugevasti elektri lõpphind, mida tarbija maksab. Täpselt samamoodi sõltub elektri lõpphind, mida tarbija maksab ka nendest maksudest ja muudest tasudest, mis on seal juures. Aga see ei ole ainuke asi, millest elektri hind sõltub. Elektri hind sõltub ka elektri tootmise hinnast. Ja elektri tootmise hind põlevkivis, mida teie soovitate, ei ole odav. Põlevkivi ei ole odav elekter. Ta ei ole odav ei oma tootmiselt ega tegelikult ka keskkonna mõjult. Ei ole odav inimese tervisele, ei ole odav meie tervisesüsteemile, ei ole odav meie keskkonnale meie ümber ega ei ole odav tegelikult ka tootmise mõttes. Ta ei ole odav elekter. See on väga populistlik väide, et meil on justkui olemas tootmiselt odavam põlevkivi versus näiteks see, kui me toodame elektrit päikesest või tuulest. See ei ole lihtsalt odavam. Nüüd selleks, et nendel hetkedel, kui tuul ei puhu, selleks, et elektrit, need tipud, kallid hinnad, kui on vaja gaasijaamad tööle panna, selleks on vaja neid salvestusvõimsusi välja arendada. Selleks, et oleks võimalik neid tipuhindasid maha lõigata, selleks on vaja ka tarbimist juhtida. Need on 2 asja, mis on vaja sinna juurde panna. Aga see jutt, et langetame maksud ära ja siis meil tuleb õudselt tore homne päev, me ei suuda investeerida varustuskindlusesse, sellepärast, et kuhu lähevad tegelikult need rahad, mis inimesed nende maksude pealt maksavad? Kuhu lähevad? Mis te arvate, kuhu valitsus investeerib? Tegelikult kõik need tasud, mille pealt... Hea kolleeg Aivar Kokk, teil on võimalus ka lisaküsimuseks. Ma ütlen veel kord, ma aktsepteerin ühekordseid repliike debati huvides, ja kui need on korduvad või kestev kaanon, siis seda ei saa aktsepteerida. Sul on võimalus veel lisaküsimuseks, aga lubame enne ministril vastata lõpuni ja seejärel on sinu küsimus. Palun, minister. Elektriühenduste ehitamiseks, varustuskindluse tagamiseks, selleks on tegelikult vaja ju lisatasusid. Meil ei ole võimalik investeerida selles elektrivõrkudesse, elektrivarustuskindlusesse, kui me ainult müüme elektrit elektri tootmishinnaga. Olete ju sellega nõus? Nüüd, need on 100 miljonid, millest te räägite, mida tuleks justkui inimestelt mitte küsida, aga kust tuleb see raha, lugupeetud rahvasaadik? Kui te väidate, teil on alati väide, õudselt populistlik on opositsioonist öelda, langetage makse, aga vastus sellele küsimusele, et kust tuleb siis see asendus püsituluna, selleks, et me saaksime investeerida varustuskindlusesse, et inimestel päriselt elekter oleks kodus. Sest täna on ka mure ju sellega, et meie varustuskindluse puhul meil on vaja teha meeletuid investeeringuid varustuskindlusesse, et see lamp üldse põleks seal toas. Nii et valitsuse eesmärk on
varustuskindlus, puhas ja odav elekter ja selle nimel me täna töötame, see võtab aega ja kahjuks 10 aastat tagasi mitte tehtud otsused on täna need, mille eest me maksma peame. Aitäh. Aivar Kokk, lisaküsimus, palun. On ikka ääretult kurb, siiralt kurb. Te teate, kuidas Elering raha teenib? See, et Soomest võrguettevõte võtab 50% ja Eesti võrguettevõte võtab teise 50%, kui ta vahendab seda raha. Ja selle raha võtab ta sõna otseses mõttes lõpptarbijate käest. Paar aastat tagasi võeti elektri ja gaasi hinna tõusu pealt 1,7 miljardit raha Eesti inimeste ja Eesti ettevõtjate käest. Kui te räägite põlevkivi elektri hinnast, siis mõelge, mis maksud te olete sinna peale pannud. 2020 oli CO2 kvooti hind 25 eurot tonn. Täna on keskmine 88 eurot tonn, ehk võtame selle vahe sealt, 3 korda on kasvanud ja see liit läheb elektri hinnale juurde. Me ei ole mitte midagi teinud selleks, et see selline börsi mängimine selle CO2-ga lõpeks. Me ei ole kordagi pöördunud Euroopa Liidu poole selle probleemiga. Kui keegi räägib siin üks ministritest, keskkonnaminister ütleb, et me oleme saanud pea 2 miljardit selle CO2 kvoodi müügist, siis 1 aastaga võeti ära taskust 1,7 miljardit. 1 aastaga meie tarbijatelt. Kulu on pea 2/3 elektri lõpptarbija makstavast on maksud. Kui te ei oska nii palju arvutada, et käibemaks on 24% ja siis te ütlete, et see on tühine. Te olete tõstnud 20% käibemaksu. 20%. Teil noormees kõrval ei ole elektriarvet vaja vaadata, sest selle palga juures ei ole vaja vaadata. Minul on kodus ka elektrikulu alla 100 euro, mul ka ei ole see mure. Aga ma ei saa aru, miks me toidame Eleringi, kes on saanud pidevalt ja tema liitumine 3. kõrgepingeliini avamine 2 aastat varem, kui oleks pidanud, tõstis elektri hinna 3. päeval juba 30% Eestis. Aitäh, hea kolleeg. Ja luban väikse repliigi, et ärme lähme palun isiklikuks. Mina oma palga juures vaatan ja väga tähelepanelikult vaatan oma elektriarvet. Ma ei taha neid numbrid öelda, see sõltub kõik sellest, palju keegi ka tarbib, kui suur maja, kui suur loss kellegil on. Aga mina vaatan, Aivar, ka selle palga juures, mis minul on. Nii et palun selles mõttes isiklikuks mitte minna. Aga nüüd palun vastus Kristina Kallas. Ja ma siiski kutsuksin ka üles mitte süüdistama inimesi selles, et nad ei hooli, sest mitte keegi pole siit puldist mitte kordagi üles näidanud mitte hoolimist. Vaid me kutsume üles arusaamisele, sest te loobite väga paljude erinevate numbritega, ükski neist tegelikult omavahel kooskõlas kokku ei lähe. Te ütlesite, et Elering röövib rahvast. Elering röövib rahvast. Seesama Elering tagab teile selle varustuskindluse. Seesama Elering peab täna investeerima selleks, et kui meil, mis iganes, vaadake, mis Ukrainas toimub täna elektrisüsteemiga, energiasüsteemiga. See käib jõhker pommitamine, ründamine, lammutamine, hävitamine. Me peame tegema lammutuskindlaks kõik oma elektrisüsteemi, sellepärast et kui te arvate, et see oht meid ei varitse, siis ta varitseb. See on reaalselt olemas. Järelikult investeerida sellesse, et päriselt lamp põleks ka väga kriitilistes olukordades, et talvel kütte oleks sees, et inimesed ei külmuks ära oma kodudes. Selleks on vaja tagada seda varustuskindlust. Selleks on vaja meie alajaamasid ja muid keskusi tegelikult sõna otseses mõttes kaitsta. See on investeering. Seda investeeringut me täna teeme nendest samadest rahadest, mida Eleringile edasi kantakse. Elering ei ole kasumlik tootev ettevõte, kus keegi võtab dividende ilusa elu tagamiseks. See on kõik Eesti inimeste varustuskindluse tagamiseks. See on väga populistlik tulla praegu öelda, et kuskil on õilsad elektritootjad, aga vahepeal on juba palju röövijaid, kes võtavad inimeste raha ära ja inimene tagasi mitte midagi sealt. Teate, sellise populismiga ei ole võimalik tegelikult, ma ei tea, kuidas te valitsete, kui te ei saa aru, kuidas me investeerime varustuskindluse, kuidas te omal ajal tegite otsuseid varustuskindluse tagamisse. Ma tean, see on nagu natuke, mina tean, aga sina ei tea. Teate, kooli tasandil sellist vaidlust ka tegelikult ei lubata. Räägime faktidest. Kui palju on Elering investeerinud varustuskindlusesse viimase 5 aasta jooksul? Aivar Kokk, ole palun lugupidav. Kas sina lubasid endale väga teravaid repliike nii-öelda ministri aadressil või valitsuse aadressil ja nüüd, kui räägitakse vastu ja argumenteeritakse neid, siis sa sekkud korduvalt vahele? Auväärt minister, kas te soovite veel? Ei soovi, aitäh. Just. Hea kolleeg Lauri Laats, kuna Aivar Kokk küsis nii põhiküsimuse ja täiendava küsimuse kui ka lisaküsimus, siis kahjuks ma teile seda sõna enam anda ei saa. Head kolleegid, kuna
3 minuti pärast algab täiskogu istung, siis sellega on infotund lõppenud. Ma siiralt tänan kõiki ministreid ja siiralt tänan ka kõiki küsijaid, sest valdavalt oli tänane debatt igati sisukas ja vastastikku lugupidav. Aitäh teile!